Tere taas, hea elulaburi kuulaja. Tänase saate külalist tunnen ma juba ligi 30 aastat ning meie sõpruse algus ulatub eelmisesse sajandisse. Kõigepealt Alice Tisleri nimeline Kunda esimene keskkool ja seejärel Kunda sadam. Siis töötasime kõrvuti ametites, mis nõudsid tähelepanelikkust, vastutust ja vahel ka parasjagu huumorimeelt. Aastate jooksul on meie teed ristunud väga erinevates olukordades. Kuid üks teema on olnud minu saatekülalisega alati kaasas. Need on arvutid ja tehnoloogia. Juba kooli ajal avastas ta programmeerimise maailma ning sellest huvist kasvas välja elukutse, mida peab ta tänaseni. Tänaseks on ta veerand sajandit arendanud ka raamatukogu tarkvara, mida kasutavad 100 Eesti raamatukogud. Aga enne kõike seda olid jukuarvutid, makilindid, esimesed mängud ja lõputu uudishimu. Räägimegi täna lapsepõlvest, sõprusest, sadamaaegadest, arvutitest ning otsustest, mis võivad kogu elu suunda muuta. Vestlusest ei puudu ka lood katki läinud arvutitest, ootamatutest tööpakkumistest ja nooruse ja tehnoloogilistest seiklustest. Minul oli seda jutuajamist väga põnev meenutada ning loodan, et sama põnev on seda ka sinul kuulata. Minu tänane vestluskaaslane on Meelis Lilbok. Head kuulamist! Tänase podcasti tegemine on minu jaoks eriti lihtne logistiliselt. Tuli tulla korrus allapoole oma kodust naabrimehe juurde. Me mõtleme sinu peale ikka ka. Ja minul on täna mina olen täna külas Meelisel. Ja vaatame, räägime sellest põnevad jutte maalt ja merelt. Proovime. Kas sa mäletad üldse, millal sa mind esimest korda koolis nägid? Me oleme koolivennad tegelikult. Jaa, kui sa mulle sellest mõttest rääkisid, et tuled juttu rääkima, siis mõtlesin kõigepealt sellele, et millal me esimest korda kohtusime. See oli umbes täpselt 97 või 8 äkki või? Sul on kuskil päevikus kirjas? Ei, mul on aju selline. Ja siis hakkasin mõtlema, et ma ei mäleta sind kooliajast tegelikult absoluutselt mitte, et meil on vist kuskil ühiseid kooliaastaid äkki 7 või? Ja, said nooremates klassides? Jah, 5 aastat noorem. Ja ma ei mäleta koolist sind küll, et ma mäletan seal neid vanemaid poisse, vist mõnda isegi sinu klassivenda ja õde, aga ma ei tea, kas me olime mõlemad siis nii hallid, vaiksed hiirekesed, et... Ega samamoodi su nägu kõlab mulle tuttavalt kooliajast. Aga jah, niimoodi, et me otseselt kooliaeg ei suhelnud. Jah, et esimest korda, kus me nagu rohkem suhtlema hakkasime, oli Kunda sadamas. Kunda sadam, jah, piirivalve ja toll. Jah, mina tollisin ja sina piirisid. Piirisin, jah. See oli vist 97 äkki. 95 ma hakkasin piirivalves tööle, 96 oli... Sadam avati 90, oligi äkki 97 äkki avati, või 95 äkki või? Ei varem. 94 kevadel, varakevadel talvel ma läksin tolli tööle. Ja põhimõtteliselt sügisel vist kupatati juba Kundasse tööle mind Rakveresse. Sest mina läksin piirivalvesse 95, hakkasin tegevteenistusse, siis ma olin mingi aastakese mahukordonis ja siis komandeeriti mind sadamasse, nii et see võis olla 96, kuskil lõpp või 97. Sadamal oli eelmine aasta ju mingi ümmargune sünnipäevad, jälle ei mäleta. Kodutöö tegemata. Ei, pooli asja enam ei mäleta, unustada ära. No täpselt nagu mu vanaema ikka ütles, et oleks pidanud kirja panema. Täpselt. Võt jah, et aga kes seda nüüd vanu inimesi nii nõuandeid kuulab. Aga jah, meie tegelikult heas mõttes aja arvamine läbikäimise sõpruse seisukohast hakkas Kunda sadamast, nii et kui sealt inimesed ja kaubad välja reisisid, siis meie reisisime seal koos seal jah, laevale ja tagasi. Et see oli siuke ka pullaeg tegelikult, päris selline huvitav aeg, kui üldse Kunda selle sadam liikuma hakkas, sadamas mingi tegevust toimus. Pärast teist maailmasõda ju ei olnud seal ju midagi. No ma arvan jah, nendest sadamajast võiks mingi kergema brosüüri kirjutada vist mõlemad. Jaa, absoluutselt, seal on tõesti igasugused põnevad seiklusjutte. On sul äkki sellest ajast mõni koomiline lugu meeles, ükskõik mis teemal? Noh, neid vast oli mitu seal, need laeva peal käimised olid eriti omaette maailm, eks need Vene laevad ja
ma üritasin meelde tuletada need laevade nimesid, Megamottid ja Volgopaldid ja mis seal Mets oli mingisugune keskkonna. ja noh, see rahvas, kes seal sadamas töötas ja käis, need agendid ja kõik, et see oli kuidagi selline mõnus sünkroonis liikumine seal tegelikult, et ei midagi hullu, aga samas oli alati, noh, see piiri valvamise pool oli selline, et ega ma nüüd midagi valesti ei tee, et kas ma passid ikka kontrollisin õigesti ära. Kas pitsatid oli, et templi õiget pidi sisse. Ja, eks meil tollivormistul samamoodi, et mul tuleb vahepeal, äkki sul tuleb mingi lugu meelde, ma vahepeal räägin, muidu läheb meelest. Tuleb meelde mingisuguse laeva, käisime tollikontrolli vormistamas ja dokumente kontrollimas ja siis see laevakapteni seal kabinetis või selles kajuti seal taas olime, kus tal see dokumendid oli, kaubasaatid ja agendid ja siis ta alati pakutakse mingid suupisteid seal, mingid kohvi või teed, eks ole, või vetten ja siis mina kui kohvi armastaja, ta pakkus kohvi ja see oli minu jaoks mõnus hapukas, sükene, pole ammu saanud sellist, sa tead, sa mäletad selle kohe. Ja siis ma siis viisakalt küsisin, et inglise keeles, et mis kohv see on, eks ole. Aga kapten ehmatas selle peale ära mu küsimuse peale. Ju mu intonatsioon ei olnud õige. Ma küsisin mitte, oi, mis kohv see on. Ma küsin, mis kohv see on. Kust pärit? Täpselt, ja tema mõtles, kas ta on kõik kohvi asjad deklareerinud, eks ole, ja siis ta tükk aja kobises ja siis ütles, et siis Dževalia. Ma mõtlesin, et ma pursatan naera, ja mul on klassivend Junior. Dževalia kohv oli. Aga jah, ma ei mäleta ühtegi sellist väga naljakat lugu, mis nende agentidega, värkidega ja kaptenitega oli, et rohkem oli see 2 toa vahet käimine ja see seltskond üldse kõik oli selline. Ja piirivalve oli, no meil oli koridor vahepeal nii-öelda ja sellest sadamamajas. Jah, ühised peod ja sünnipäevad. No ja minul oli muidugi, teie toas olid arvutid, mida meil ei olnud. Sina oled jah, see arvutifriik ja sina vist üldse ju arvuti peal, ma ei kujuta ette, oled sa teinud arvutusi, kui palju raha sa sinna peale oled pannud? Sul oli minu arust kundaks kiiremaid internetühendusist selle ajal. Ei, kõige kiiremad ei olnud, aga jah. ADSL mingi selline põnev pealkiri oli ja sa maksid mingi 1500 krooni sellest vist kuus või? No alguses oli ju selda modemiga sissehelistamine, et kui ma oma päris isikliku esimese lauaarvuti sain ja siis ma ei mäleta isegi, mis see firma oli, Estpak vist või kes see Rakveres oli, kes seda sissehelistamisteenust hakkas pakkuma. Ja siis see ju kõik läks telefoni arvele, nii et jah, need arved olid korralikud, aga õnneks olin ma juba siis piirivalves tööl ja oma palgal nii-öelda. Elasin küll ema juures, aga siis oli paar korda nii, et iseloomu ei olnud, siis mõtlesin emale, et ole hea ja võta peida see modemi juhe nüüd ära, et arve läheb natuke juba vist liiga suureks, aga ikka ma leidsin selle juhtme ikkagi üles, nii et ei pääsenud sellest. See oli selline maailm, kus ma tegin elu esimese rekordi, kui ma Rakveres tollis olin, ma olin 18 tundi jutti arvuti taga, ma isegi ei jõudnud kempsus, nii põnev oli. Esimest kord interneti sain. Aasta siis oli 95 või midagi sihukest. 95-96, siis kui tollis oli juba internet, aga tavakasutajal kodus väga ei olnud. Teil vist tollis oli ju alguses kohe püsiühendus vist ei olnud? Ei olnud. Ei, oli küll. Aga me lihtsalt igasugused tollisisesed päevased aruanded läksid ikka floppy diskide peale Tallinnas. See oli jah, esiteks ma mäletan neid mingid turvateemasid seal sai arutatud ja kõik neid ja neid häkkimise teemasid ja kuidas tookord see on niuke, jah, okei. Praegu ikka vaatad ikka, mis aeg see oli. Täiesti jube tegelikult mõelda, jah, aga jah, meil piirivalvesse arvutid tulid alles vist 3-4 aastat hiljem sadamasse, ma ei teagi, millal see jõudis. Passikontrolli, jah. Et kõik käis ikka kladedes paberil ja see niimoodi käis see kogu teema. Nagu vanasti koolis oli õpilaspäevikud ja klassipäevikud. Ei olnud e-kooli ega stuudiumit, jah. Ühtepidi oli nagu rahulikum, vaata, ei tekkinud errorid, vaata. Jah, ja mind, kui ma arvuti inimene, nagu ma olen, et siis mind kohutavalt häiris see, et okei, meil on nüüd arvuti, aga ikka teeme nagu kõiki asju paberi peal. Miks ei võiks olla see laevaaktide vormistamine mingis programmis või... Ja nii nagu tollil oli, eks ole, programmid on. Ja et kui staabis juba töötasin, et miks see korrapidaja päev ikka on kuskil ikka klades, et alati oli probleem, et oli vaja otsida kuskilt ajalust, et nii, millal see Megamotti nüüd käis seal aastal 97 sul sadamas ja mitu korda. No siis hakkasid lappama neid paksu kladesid seal ja otsima sealt näpuga rida ajama.
no ja siis saigi tehtud sinna ise väike programmikene, mida kasutati üsna usinalt ja vist jõudis isegi mujale väljapoole Kundat, nii et noh, sinu IT asjadest kohe räägime täpsemalt. Minu IT asjandus sai ka tegelikult tollis pihta, kuigi ma ju iseenesest ei ole mingi IT mees. Ma küll üritan arvutiga hakkama saada nii palju kui oskan teisi ka aidata, aga tollis saigi see jutt, kogemata panin floppy diski sisse ja seal oli mul üks viirusetõrje tarkvara, mida ma olin niimoodi hankinud. Ei hakka ütlema kust. no see oli selline aeg. Just, panin selle käima ja see arvuti läks mitu korda kiiremaks, sest igasugune jama oli sealt ära kustunud, nagu öeldakse. Ja siis kui ma bossile ütlesin, et tunnistasin üles, et ma tegin sellist koledat asja, mida ei tohiks teha, eks ole, mingi. Ja see arvuti sai käima ja teised inspektorid imetasid ka, et kuule, et miks arvuti nii kiire on. Ja siis vaatas mulle sügalt otsa, sina hakkad meil IT-meheks. No, mul on samasugused kogemused, ma ei tea, kas ma sellest julgengi rääkida, üks Tallinnast oli üks vahva lugu sellest, nii et. No eks sa vaata, kas sa julged või ei julge. No ei, jutt on tegelikult lihtne, et ma olin seal nii-öelda komandeeringus, ma ei tea, kas mingil õppimas või midagi passikontrolliga seoses ja see, kas oli nüüd siis oli A või D-terminal, seda enam ei mäletagi isegi. Ja oli vahetuse vanem arvuti oli katki ja siis mingi sadama kohalik või piirivalve IT-mees ütles, et ei, et see arvuti on totaalselt katki ja see tuleb viia firmasse remonti. Ja siis tuli mingi mees maalt, ütles, et kas ma tohin ka vaadata ja 5 minuti pärast oli arvuti korras. Koputasite tööl. et no seal oli mingi väga lihtne, mingi kõvaketta partitsioon oli sassis, aga oli selline tore programmike nagu Norton Disk Doctor vist oli, kui ma õigesti mäletan. See oli väga populaarne programm, jah. Ja sellega sain ma 5 minutiga arvuti korda ja siis hakkas tulema väiksemate kuppudega ja suuremate kuppudega ülemusi, et kes see mees sealt Kundast Viru piirivalverajoonist tuli ja tegi arvuti korda. No võt. Ja sa tegelikult oled selle ju programmeerimisega ja asjaga ju juba vist kooliaeg juba kokku puutunud. Jah, ma näen. Koolis ju tegelikult sinu aeg, vist mina läksin varem koolist ära, aga sinu aeg vist äkki olid juba, sa saad jukusid ka näppida? Jaa, ikka, ma jälle üritasin meelde tuletada, et millal need jukud tulid, aga ei mäleta. Mina lõpetasin 88 keskkooli ja tõenäoliselt keegi rääkis, et kas järgmistel aastatel kohe tulidki. Ma arvan, et see oli ka kuskil 88 ja 89 oligi, ma võtsin kaasa siia ühe toreda raamatu. Minu esimene programmeerimise viibel, Rein Jürgenson programmeerimine, mis ongi aastal 89 välja antud. Ja ma arvan, et siis umbes täpselt need jukud tulidki. Ja tänu sõbrale Veikole või jutumärkides kahjuks või õnneks, ma ei teagi, kuidas nüüd õigene öelda, et tema mu sinna viis, ütles, et alguses oli jukkudega nagu ikka, et tutvustati jukusid ja said mängida, seal olid toredad mängud nagu Xonix ja Ladder ja muud asjad ja siis Veiko ühe korra ütles mulle, et kuule, et tule programmeerima. Ma ütlesin, ei tea, mis mina nüüd hakka programmeerima, ma ei tea sellest midagi. Tule, jumala lahe, äge asi on. Ja võttis mu ühe korra sinna peale tunde sinna arvutiklassi kaasa ja näitas mulle seda raamatut. Ja hakkasime siis toksima ühte esimest programmikest siis leheküljel 148, peatükk 9.4, töö juhuslike arvudega. Õudne. Ja põhimõte on väga lihtne, ehk siis juhuslike arvu generaatoriga genereerid numbri 1-6 ja kuvasid siis ekraanile nii-öelda täringu sellele tahu, et ehk siis arvuti viskas ja sina viskasid ja siis kes sai suurema, see võitis, eks. Ja väga lihtne, et siis ta lihtsalt ütles ekraanile, et sinu võit või arvuti võit või viik, aga meie jaoks oli see igav, on ju. Ja siis me mõtlesime, et hakkame siis täiendama, selle saime tööle, et sai posutekste välja mõeldud sinna, et sa oled tubli ja ära heida meelt, proovi uuesti ja siis me tegime mingi 20-30 sellist teksti ja siis ise olime nii õnnelikud, kui need kõik tööle hakkasid, nii et see on minu esimene programm ja sealt see krõps mul ära käis vist, nii et. Kas sa tsemenditehase arvutuskeskuses ka kuidagi arvutitega käisid midagi tegemas? Me käisime seal nagu midagi õpetati seal ja õhtuti käisime seal vahe natuke mängimas ja mõned klassivennad isegi programmeerisid seal. Programmeerimist ma ei mäleta, aga mingi ekskursioon oli sinna küll vist korral või paaril, ma ei tea, kas sa mäletad, kuidas seda üldse kutsuti tollal, kas oli mingi arvutuskeskus? Arvutuskeskus jah, mis minu eest. Läbi klaasuste nägi neid datasaabi, neid kollase kuvariga neid arvuteid ja siis üks siis meiega andi üks kooliõde, kes siis juba seal töötas. Ma mäletan sõna-sõnalt tema ütlemist, et umbes, et näete, see on seal arvuti.
kui teil veab, siis võib-olla tulevikus töötate ka teie arvutite peal. Mul on nii et oli niisugune ettekuulutuslik lause tal, nii et meil on igal ühel arvuti taskus telefoni näol. Jah, sama põhimõttega mäletan ühest arvutiraamatust ka, kas see oli mingi Karl Polle arvutiaavits või midagi sellist, et võib-olla tulevikus on, või ma ei tea, kas oli 10 või 20 aasta pärast, et võib-olla on siis arvutid juba kirjutuslaua suurused, et sest siis olid ju need mainframe'id, olid igasugused suured kastid, on ju. Aga tehasest jah, ma mäletan ühte käiku küll, kus oli ka mingi pommitamismängu sai lennukiga mängitud ja lubati seal mingi luugere peasid ja viisnurkasid printida mingi selle Matrix printeriga. Meie printisime selle Matrix printer, oli Sony Ericssoni, jah oligi, Ericssoni mingi lauaarvuti oli seal. Ja mida me seal tegime? Me trükkisime Jaak Kilmi filmi, oled näinud Disko ja tuumasõda? Nii. No vot. Kui ei ole näinud, siis vaata, täpselt Kilm ja minu elu kirjeldanud oma filmis, aga me trükkisime Soome TV-kava. Jaa, seda tehti seal tehases vist. Müüsime koolis seda. Sest arvatavasti need esimesed, kui siia Kundasse see nii-öelda satelliittelevisioon tekkis, siis esimesed need vist seal kuskil kõik prinditi ja jagati neid siis nii-öelda või... Aga enne Sati oli ju, me ehitasime, see lihakombinaat ehitati, vaata, siis sealt need sommid, kes ehitasid, nende olid oma antennid püsti, et saaks Soome televisiooni näha. Pikad need detsimeeter antennid, siuksed mingi 3-meetrised, vedasime siis samas oma maja katusele läbi selle pööningu luugi, see ei mahtunud, siis väänasime ta 90 kraadi kõveraks, et niimoodi ümber nurga. Katusel venitasime jälle selle antennile sirgeks, ja siis need pulgad olid, alumiiniumpulgad, neid siis panime jälle sirgeks, aga saime pildi ette. Ei, neid antenne vist oli ikka hulgimine. Katused olid nagu rehad olid siin, et tänu sellele ka sai soome keelt õpid. Ma arvan jah, et enamus said selle soome keele esimesed asjad sealt selgeks, jah. Aga kui sa selle täringu mängu valmis said, mina mäletan, ma olen ühte mingi sinu mängu mänginud, oli mingi munamäng. Noh, siis hakkas need mänge juba tulema jah, nagu Vändras saelaudu, et järgmine mäng, mis ma Jukule tegin, oli Juku Beisikus oli mingi seiklus tuumajaamas, kui ma õigesti mäletan. Tekstipõhine selline, et liigu vasakule, et nüüd oled selles ruumis, et laual on võti, ja siis pidi võtma selle võtme, et järgmise ukse lahti saada. Kas see äkki ei ole midagi jälle ettekuulutuslikku, et siin otsitakse siin Viru-Nikola vallas, kus saaks tuumajaama püsti ehitada? Kindel see. Sa juba aimasid, et asi hakkab arenema. Ja, aga eesmärk oli jah, siis jõuda mingisse sinna reaktori ruumi, aga kui sul ei olnud enne leitud keramiitmaterjalist kaitseülikonda, siis sa surid kohe ära. Nii et, no arvata võib. See oli mu teine mäng või esimene mäng, mis ma ise päris tegin, et esimese tegime koos Veikoga ja siis juba hakkasin ise tegema. Ja siis ta nagu läks jah, et... See mingi põdramäng oli sul mingisugune? Ei, põdramäng, selle me tegime koos sinuga tollid, sina joonistasid põdra. See oli jõulueri, see oli... Arvuti mingi animatsiooni sai tehtud, mingi paintbrushiga sai joonistatud mingid põdrad, aga... Ja mina panin siis selle põdra liikuma ja lumesadama ja mingi jõulutilulilu laulukase sinna taha ja siis oli 2 aastal oli järjest, see oligi ikka 97, jõulueri 97 ja jõulueri 98 oli, jah. Kas sul need alles on ka kuskil? Ei ole. Munamäng on kusjuures alles, et munamäng oli päris populaarne, see oli mu esimene mäng, mille eest ma raha küsisin, see oli vist juba krooni ajal siis 10 krooni. Ja sellega on selline tore lugu, et minu üks arvuti andis kunagi otsad ja kogu sellega läksid minu kõik lähtekood, kõikide mängude lähtekood läks vastu taevast. Ja mul endal seda mängu alles ei olnud. Ja ma olin juba 2001 läksin Tallinnasse ja see oli vist siis 2005-2006 või võib-olla isegi hiljem potsatas mulle meilipostkasti kiri, et... Osta endale midagi ilusat, jah? Ei, et mitte osta endale midagi ilusat, et kuule, Meelis, et mul on see su munamäng, aga seal oli nii, et vist 100 esimest sõna oli tasuta ja kui tahtsid nagu rohkem kasutada neid, siis pidid maksma mulle 10 krooni. Põhimõte oli selles, et siis erinevatest teemasid arvasid sõnu ja kui panid tähe valesti, siis muna astus nagu edasi ja kui sõna ära ei arvanud, siis kukkus üle serva alla ja röögatas ja kukkus plörsti puruks, eks. Ja see oli väga populaarne mäng oli ja siis ta küsis jah, või kirjutas mulle, et kas sul on, ütle mulle see kood, et ma kannan sulle, ma ei tea, 1 euro või mis see siis oli euroaeg juba jah. Ja ma ütlesin, ei, et ma ei taha eurot, et aga teeme diili, et anna mulle palun see mängu koopia, mul endal enam ei ole seda alles. Ja siis ma tuletasin meelde, et aga mis see kood nüüd oli ja siis tuli meelde 33C 470 A2. Siiamaani meeles, jah? Siiamaani on meeles. Ja siis me tegimegi ja siis tuli välja, et mina elasin Lasnamäel Läänemere teel ja tema oli Linnamäe teel, nii et ta oli must 2 maja edasi.
aknast õhtuti vilgutasid, vaatasid, tüüp mängib ja sinu mängu. Põhimõtteliselt nii, et selline tore juhus ja siis sai selle tema koodi ja mina sain mängukoopi ja see mul siiamaani nüüd kuskil pilves on arhiveeritud niimoodi. Hiljem saad seda vaata äkki müüa, turundada nagu see igasuguse need koodidega mingit kunsti vaata, mis on, et tehakse. Lõpuks ju jõudsid ju nii kaugele, et hakkasid ju raamatukogu tarkvara arendama. Jah, et kuidas sa sinna jõudsid üldse? sellega on selline tore lugu, aasta oli siis 2001, aasta algus, ma olin siis veel piirivalves tööl, istusin sadamas, staabis valves ja sirvisin Eesti Päevalehti ja lugesin töökuulutusi ja vaatan seal ilus suur kuulutusruudu sees, et otsitakse programmeerijat, kes oskab siis Visual Basic 6 programmeerida. Mida teha oli vaja, seda seal kirjas ei olnud. Noh, ja ma siis mõtlesin, et kuidagi, et see piirivalve elu hakkas nagu ära tüütama või et ei olnud seda mingit arengut. Ma mõtlesin, et eks ma siis saadan oma CV ära. Ja mis mul sinna panna oli siis Kunda esimene keskkool ja 6 aastat piirivalve tööd ja programmeerimine on hobi korras. Saatsin selle CV ära ja mõtlesin, niikuinii keegi ei vastagi ja siis läks vist, ma arvan, märtsis tuli kiri, et tulge vestlusele. No siis võttis juba kergelt põlve värisema. Läksin, käisin Tallinnas ära, rääkisin juttu seal niisuguse range olemisega meesterahvaga ja siis tulevase kolleegiga küsiti, mida ma teinud olen ja ma muidugi rõks, ma olen piirivalves programmi teinud ja hulga mänge ja kõva mees on ju. Ja tulin ära ja tunne oli üsna ebamugav. Ja siis tuli mai alguses tuli kiri, et olete nii-öelda vastu võetud, tulge tööle. Ja siis oli teine paanika, et kuidas ma siit piirivalves nüüd minema saan, sest nad ei taha sealt kuidagi nagu nii kiiresti ära lasta. Kuu aega vähemalt või midagi. 2 kuud vist oli sellel ajal jah, et tegevteenistuse leping lõpetada. Aga ei, tolleaegne siis Viru piirivalverajooni ülem ütles, et ei ole probleemi, teeme selle asja kiiresti ära. Et ma tean, et sulle see arvutivärk meeldib ja mine ja eks sa oled tema arvutitki näppinud ja korda teinud. Jaa, ei neid jutte oleks veel ja veel, kus ma olen neid arvutit päästnud ja see on kõik sellised toredad mälestused. Ja ega siis ei olnudki, siis sõlmisin töölepingu ära ja siis oli järgmine mure, mis ma nüüd siis Tallinnas pihta hakkan, et kuhu ma lähen ja nüüd sa võid ise edasi rääkida, et sealt läks meie seal me saime jälle kokku 3 kuud vist ühist teekonda sai alguse 2001 jah, ka mina läksin, on nimelt Rakveres tööl juba Rakvere põhikoolis, aga kuna seal oli töö ots oli selline poole kohaga, siis ma mõtlesin, et ka, et natukene peaks vaatama midagi laiemalt, et see poolkoormust nagu on nagu poolkoormust ja siis samamoodi lõin Eesti Ekspressi lahti ja vaatasin sellele kuulutus, otsitakse reklaamijuhti mingisuguse ajakirja, eks ole, mitte mingi, vaid autolehte, eks ole. Mõtlesin, ma ei tea, proovime siis, mida iganes. Sain teise vooru ja vestlesime, öeldi, et tavai, tuled tööle ja siis otsisin ka Tallinnas omale elamist, et kus nagu siis ööbida saaks aga kuna Tallinnas sellist head kohta leidnud, mingid ilged hinnad olid ja siis ma leidsin Keilas ühe sellise remonditud kennakorteri, kus talvel oli ka pikk lugu, oli ahjuküttega ja siis selgus, et nii kui ära kütad, nii võimsasi kohe oli külm. Mäletad sa tänava nime ja aadressi? See oli kohe, on küll meeles, tänava nimi oli Haapsalu maantee, aga maja numbrit ma ei mäleta. Ei mäleta ka, aga Haapsalu maantee. No see oli Rõõmupoe juures seal taga, seal vasakut kätt on, et Telliskivi majad 2 tükki, üks nendest. Ja siis kuna plats oli, mõtlesin, et tavai, et viskad siia põrandal maha ja siin saad möllata ja siis saad Tallinnas käia, kuni sa leiad omal mingi. Aga mäletad sa veel ühte toredat seika selle? Jaa, sa mõtled raudteejaama. See tuleb veel, see veel tuleb. Aga vahetult enne seda, kui ma sinna Tallinnasse tööle sain, olin ma just pangast laenu võtnud Kundas, et osta endale Kundasse siis omaette korter, siis ma elasin siis veel ema juures. Ja mul oli see raha ilusti kätte saadud ja see korter jäi küll ostmata, aga see läks just Tallinnasse minekuks, et selle sama üürikorteri esimesed või ma ei mäleta, oli seal, kui pikalt seda sissemakset oli vaja teha ja üürimaksed ka, et see läks sinna ja siis... No aga siiamaani on see korter sinu käes ju, üürnikuna. Ei, selles mõttes, et ei see, mida sa mõtled, Haapsalumaa? Ei, mõtlen see Läänemere. Jaa, ei, see tuli veel lisaks, aga Haapsalusse, et me üldse saaksime minna, oli ka, läks esimesed sissemaksed läksid sinna meil, jah.
okei. jah, et et ei mäleta, tõesti. Vot. Kui kirja oleks pannud, ega ei mäleta. No ja, näed, ja siis siis ma oli. elasin koos teiega seal sinu ja Moonikaga vist mingi 2-3 kuud äkki või? Päris üksjagu, jah. Juulis vist ma ütlesin, et aitab küll, et kaua ma Jah. teil siin Laps on suureks kasvanud, saab kodust ära minna. noh, me aastaid viskasime nalja, et ma olen issi ja emmega on ju, et jah, ja siis ma leidsin endale Lasnamäele sinna üürikorteri ja kolisin sinna, nii et Aga jah, nali ei lõppenud, sa läksid, kas oli esimene tööpäev, kus sa läksid omast arust lähed Keila raudteejaamas rongi peale ja siis, mis juhtus? siis, aga selle sa lõikad välja. Et noh, vaata, ma olen nagu maalt olen ja niisugune nohik ja ma ei saanud aru, et kumba pidi need rongid sõidavad. 2 rongi oli korraga sees vist. 2 rongi oli korraga sees ja mõlemal pool ühesugused otsad, et kumma peale ma pean nüüd minema, et sinna Tallinnasse Balti jaama jõudes helistasin Jaanusele, et kuule, ütle mulle, kuhu peale ma pean minema. Soovitasin parempoolset rongist. Sulle oli loljakas kindlasti, minul mitte. Sõitsid Paldiskis. Ja ei, ma sõitsin muidugi Balti jaama, meil oli siis see kontor oli Kuulbörsi tänaval oli. Ja noh, palju ma seda Tallinnat tundsin, et nüüd enam ei ole muidugi probleemi, et Tallinn on Tallinn. Aga siis palju ma Tallinnas olin käinud, et bussijaamast Kaubamajja või kuskile sellesse kohta või sadamassegi läksid, kui piirivalves käisin, et siis trammiga sinna linnahalli ja sealt suts sadamasse. Ja siis ma ei leidnud sealt Balti jaamast ka õiget teed kohe sinna Kuulbörsi, vaatasin, et juba tööpäev hakkab 8:30 hakkab kukkuma, ma peaks nagu tööle minema esimesel päeval, jõudsin seda kuskil 9. Aga õnneks ei olnud hullu. No see oligi nagu esimene kondiproov, vaata. Jah, ei, see oli väga äge aeg oli seda, jah, seda ei saa isegi sõnadesse panna. Ma mäletan, sa väga tugevasti põdesid seda Tallinnasse minekut üldse, et kas ma saan hakkama ja kuidas nii edasi. No see on puhtalt minu iseloomuviga, ma põen siiamaani kõike ja kõike. Seda sa pahaks panna, aga lihtsalt ma mäletan, et tegelesime sinu nii-öelda heas mõttes nii-öelda töötlemisega, et tee see otsus ära, et mine ja proovi, et muidu ei saa teada. Ja, ma ütlen selles suhtes, et see meie, ütleme sina ja kõik need teised sõbrad, kes mul siin olid, et tundub võib-olla klišeena, aga oli ikka päris kõva tugi sellest, et ütleme, ma olen iseloomult ikka niisugune korralik introvert ja niisugune, ütleme siis niisugune nohik ikka natukene. Arvuti, patsiga poiss. Patsi mul pole kunagi olnud, aga ei, jah, see oli hea otsus ja sealt hakkas niisugune mõnus areng jälle, nii et tegeleda sellega, mis sul tegelikult nagu väga meeldib. Ja nüüd ma olen seda teinud siis 25 aastat. Ehk siis oled Teltmaris. Jah, programmeerija ja siis põhitöö on raamatukogu tarkvara RIX arendamine, mis on siis Eesti raamatukogudes kasutusel. Ja koolides ja paljudes. Isegi seda palju kasutab. Üle 500 raamatukogu kasutab hetkel seda, jah. Ja raamatukogud on palju meil üldse Eestis kokku? Kuskil 900 ringis vist, kui koolidega kokku, ja ma ei mäletagi, ma kogu aeg unustan selle numbri ära. No kõva üle poole. Ja. Või vähemalt poole. Ütleme, turg on hetkel meie käes. Ja põhjusega. No võib-olla põhjusega, seda peaks... Mina kui lõpptarbija, mina võin seda öelda. Et jah. Aga selle 25 aastaga ma vist olen kõiki tänapäevaseid reegleid rikkunud, et öeldakse, et vist iga, mis on 5 või 7 aasta tagant peaks tööd vahetama ja firmat ja otsima uusi väljakutseid. Aga ma olen naernud nii kodus naisele kui ka sõpradele kõikidele, et see vist minu elutööks minul see saab ja jääb, nii et... Jah, kui mina sattusin seda IT asja tegema ja nüüd ma pean ausalt ütlema, et see ei ole esimene valik kunagi olnud, aga ma teen seda ja mulle meeldib seda, on meeldinud teha nii palju, kui ma oskan ja kui ei oska, siis vaatan ja loen YouTube'itan juurde. Aga jah, et iseenesest ma ei teagi, mis ma muud teeksin. Podcast sisse ei too, on ju, see ei olegi selle mõttega tehtud. YouTube'iga ei ole ka tehtud. Et ühesõnaga nagu mine seda tea, mis elus ette võib tulla. Aga nii huvitav, kui see ei ole, mina just nagu esimesed mälestused sinust ongi ikka arvuti poole pealt. Ma mäletan, sa tegid seal kodulehti, mäletan sa, mis programmi sa kasutasid? See oli, vanasti sai tehtud programmi nimega, vist oli Netscape mingi... No see oli ka surfasid, jah. Ja, aga seal oli Netscape'il oli ka mingisugune tarkvara, millega sai teha. Aga mida oli veel? Üks Microsofti programm oli, mäletad sa seda?
ei mäleta, tuleta mulle meelde. Front page. Front page, jaa, õige. Mulle meeldis tohutult see visuaalid, mis seal olid ja nii sellised valged ja puhtad sellised ja kuidagi niisugune skandinaavialik. Ja mina alasti imestasin, et kuidas sina oskad nii hästi seda kodulehte teha, et kõik värvid ja kõik oli paigas, et ma alati võtsin sealt šnitti alati, ma mäletan. Aga ma ei näidanud nagu seda lähtekoodi, kus seal kindlasti igasugust kräppi täis on, aga... No see aeg oli ka see nii-öelda internet oli siis ikka nii lapsekingades, et... Jah, et oligi ju kodulehekülg oligi mingi, siis oli veel isegi kunagi tööandja serveris veel, oli customs.ee kaldkriips mingi Jaanus või mis iganes seal oli. Mäletan ka seda, jah. Et aga hiljem läks sinna hot.ee-s. Hot.ee-s oli ta enamuses. Nii et ka selline pull aeg. Jah, see pakkus mul huvi, see oli nagu selline, mille ma mõistus peale hakkas. Et minu esimene koduleht, mis mina tegin, oli, ma ei tea, kas sa mäletad, oli Omad mängud. Jaa, mäletan küll. Kuhu ma siis kogusin nii enda tehtud mänge kui ka teiste poolt, algajate poolt tehtud mänge, panin nad kõik kokku, sinna kirjeldused ja selle kujundusega ma võtsin šnitti sinust muideks. No näed siis. Wow. Mul kõrvad liiguvad, kuigi kõrvaklapid on peas. Kõrvaklapid liikusid ja praegu Jaanus sulle kinnitan. Et jah, et selles suhtes on, ma arvan, et me oleme mõlemad üks teineteisest või teineteiselt õppinud, nii et aitäh sellise komplimendi eest. Enne kui ma sinu juurde tulin, ma sain ka ühe komplimendi, nimesid ma ei tea, aga ma mõni nädal tagasi koolis oli meil selline asi nagu inspiratsiooni nädal ja siis ma asendasin ühte esinejat, kes ei tulnud. Ma rääkisin oma ettevõtlusest ja fotograafia huvist ja sellist videograafia huvist ja siis üks õpilane mainib, et Jaanus töötab meie koolis ja on tehnika-alastes küsimus alati abiks. Aga mul oli temast kujunenud pigem vaikne tagasihoidlik mulje. Loengu käigus aga selgus, et tema mõttemaailm on väga avar ning ta oskab oma kogemusi edasi anda inspireerival viisil. Mis sa saad paremat teha? Päev on täiesti kirja, on täiesti õnnestunud, nii et aitäh. Sa jõudsid ühe huvitava teema juurde on see, et millest mina nagu natukene omal sellele programmeerimisele algusaastatel puudust tundsin, oligi niisugune korraliku mentori või nagu tänapäeval on coaching jah, et öelda, et meil oli küll väga tark arvuti ja füüsikaõpetaja Jüri Ruusu, kes oli tõsiselt tark mees, matemaatika, füüsika, aga ta oma ainet edasi anda, ta oli keeruline, et esiteks oli tal natukene nõrk eesti keel, mis läks küll aastatega kõvasti paremaks, aga mina sain temaga väga hästi läbi, kõik norisid alati, et ta kippus alati ühtesid ja kahtesid panema, kui sa tunnis kaasa rääkida, aga mina olin, sina olid ju tema lemmik laps. Et aga meil oli ka see arvuti huvi ja siis ta lõpuks ütles õige aeg, et sa me lihtsalt trükid must juba kiiremini ja tead must rohkem, et aita ise teisi, et siis oligi nii, et kõik tulid, kui hakkasime programmeerimise tunde, et võtta, joonistage nüüd sellele ekraanile serva ruut on ju, siis kõik küsid, Meelis, kuidas seda nüüd teha siis? Ja me joonistasime ka mingi programm oli, tegi mingi mullikesi ja siis need värvusid seal kuidagi samas. See oli jah, mingi joonistamisprogramm, aga siis oli juba, õppisime programmeerimist, nii et ekraanilaius on seal 0-st, ma ei tea, 450, eks, et joonistage nüüd see joon sinna, siis peab alla joonistama. Aga tegelikult, eks see ongi nii, et see arvutivärk tundus huvitav, seda ju ei olnud ja see oli ju tõesti ju mingi vau-efektilt ja keskkooli aeg, kui me käisime seemenditehases, seal oli mingi Triumph Adleri nimelised arvutid olid seal, personaalarvutid laua peal, mida siis lugupeetud õpetaja, mis on Lauri oli, selline tõeline härrasmees õpetas meile selle asja ja kui ta oli küll väga aeglane iseenesest, flegmaatiline, aga ta tabas kohe, kui keegi hiire haaras, et male mängu mängida. Pärast mängime. Ja, aga ma arvan, et kõik, kes on arvuti juurde jõudnud, on ikka alustanud mängimisest, et see on see esimene... Aga sellega saab mingi tunnetuse kätte vist võib-olla äkki. No, sa tahad öelda, et sa ei mängi praegu arvutis ja üldse mingid mänge? Ei, ma ei ole arvutis isegi, valetan küll. Ma olen tegelikult kogu aeg või kogu elu mulle meeldinud nuputamismängud. Seda tulistamismängud ei ole mind eriti kunagi paelunud, aga ja viimane mäng vist oli, see on küll 4-5 aastat tagasi, üks Amanita Design on üks, ma ei tea, kas ta on Tšehhi firma. Jah, ka mu lemmikud on. See robotimäng või? Robotimäng. Oi, see on nii hea. See on nii hea, kuidas läheb oma robotitürukut päästma. Jah, et nagu sisult tegelikult nagu lastele mõeldud, aga sa pead ikka korralikult aju pingutama, et sinna lõppu jõuda. Mul juhtus sellega ükskord nii, et mul läks arvuti pekki
ja mäng oli vist mingi 80% mängitud. Ja selle jaoks, et mängu edasi mängida, pidi hakkama otsast peale ja ma ei jõudnudki lõppu, ma ei jaksanud enam. Aga see mäng, see on teisi mänge veel ka seal igasugust mingi päkapikkudest. Varsti on tulema midagi, uus mäng. Aga jälgin neid. Aga mängudest veel rääkides ja arvutitest, siis minu kõige esimene päris isiklik arvuti oli tegelikult ZX Spectrum 48, ma ei tea, kas sina mäletad üks asja? Mina mäletan nime või ma ei mäleta, aga ma mäletan seda, et sul oli lauaalune mingi ilge suur kast. Ei, see ei olnud see. See oli alguses oli mingi, see oli rohkem õhku kui arvutit vist. No Spectrum jah, tuli kuskil ka seal just Venemaal tehti hästi palju kloone sellest ja jällegi aastat ma ei mäleta, kas 89. Ja see oli sul juba laua peal? Ei, ta oli tegelikult jah, ikka väike must karp oli ja selle ostis mulle minu ema Rakvere turu pealt, maksis ta 450 krooni. Arvestades, et palk oli sellel ajal mingi 10 000 krooni või? Ei, ma arvan, et palgad olid ikka, siis see oli suht krooni alguses ja ma ei tea siiamaani. Krooni alguses jah, siis oli tõesti mingi 300 oli. Minu palk oli Lahemaa rahvuspargis 300 krooni. Ma ei tea siiamaani, kust ema selle raha võttis, et kas ta oli kogunud seda kuskilt kõhu kõrvalt või laenu võtnud. Sinu vanaisa ja vanaema juures käis nuiamas. Ei, seda kindlasti mitte. Ma mäletan, ma tahtsin isegi vanaisalt minna laenu küsima, et ma tahan endale arvutit hirmsasti osta, sest ma nii kohutavalt tahtsin seda Spectrumit. Aga mis parameetri pärast või miks see? Ta oli sellel hästi populaarne, sellega sai mängida, sellega sai programmeerida ja siis ta ema selle ostis mulle ära, läksime koju ja siis oli minu jaoks järgmine üllatus, et seda ei saanud teleka külge panna. Oled nagu ühendus otsi nagu? Jah, et Spectrumid oli kahte tüüpi, et üks, mis ühendati sinna nii-öelda antenni pesasse ja siis minul oli natuke teise selle video nii-öelda selle RGB väljundiga. Ja Slavutitši telekas suur värviline oli olemas ilusti, aga polnud kuhugi ühendada. Aga õnneks oli siin Kunda tehases oli jälle üks tark vene mees oli. Pani mingi jupi vahele. Pani jupi vahele. Tegi Soome hääle. Põhimõtteliselt jah, et mul oli telekale tehti eraldi pesa, seal oli mingi nupus pidi enne lülitist välja lülitama selle, siis said sinna pildi ette ja kõik oli okidoki. Ja ega siis ei olnud ju disketid ega CD-d, et kõik käis makilindilt. Et ma pidin küll kaasa võtma selle helimeenutuse, et kas sulle tundab tuttav, et palju teil on, et aga siis oli mängu sisselaadimine võttis seal võib-olla 5 minutit aega, panid selle lindi käima. Kui te võttes vahemälusse sisse selle kuskil seal? Ja salvestamine samamoodi, et ja selle Spectrumiga, ma ei tea, kas meil on täna nii palju aega sellest rääkida, aga ma mainisin siin alguses sõber Veikot, et see oli meie hullumeelne aeg, et kirjutasime erinevaid programme ja siis ühel heal õhtul tuli meil mõte, et nii, et hakkaks nüüd kabet sinna programmeerima. Et sina võta valged, mina teen mustad, leppisime teatud parameetrid kokku ja järgmiseks hommikuks peab valmis olema. Siuke nagu hackathon, eks ole, mingi Garage 24. No ja siis oli ju veel nii, et mõlemad, ega seda temal arvutit ei olnud ja ega minagi ei toksinud seda kohe arvutisse, et salvestad flopile või kuskile, et see kirjutasime suurtesse paksudesse kladedesse kõik käsitsi selle koodi. Nagu seal raamatus praegu kirjutatud on. Just, ja siis järgmine hommik kell 7 oli Veiko ukse taga, hakkasime koodi sisse toksima, see võttis aega kuskil seal kella 12 umbes. Salvestasime selle siis nii-öelda makilindile ja panime siis käima ja noh, jah, hästi nad ei mänginud, aga üksteise vastu, aga vähemalt toimis, nii et. Algus oli tehtud. Ja siis oli ema ikka naerab mul vahest, et ma mäletab, et juba hommikul selle kooli vahel suvel oli Veiko kell 7 vahest ka varem oli makiga ukse taga mul, sest mina lasin enda maki õhku. Et ma, jah, ei, mul oli selline tore plaan oli see makiga, et ma hakkan läbi elektrijuhtmete kõrvalmajja koolivennale muusikat saatma. Noh, see isegi toimis, et ta midagi korraks kuulis, aga siis ma ühel heal päeval ajasin otsad sassi ja lasin kõlari august, lasin 220 makki sisse ja mul tuleb sellega meelde, et siin samas majas kunagi mul oli üle ukse kanaabripoiss oli ka Meelis Madiberg. Ja temaga me siin möllasime, hullasime. Ja ma pean ütlema, et sealt minu podcasti huvi on tekkinud. Me tegime raadiosaated, ikka mina mölisesin. Vedasime läbi selle minu rõdu, tema rõdule siit teiselt korruselt niimoodi selle
vaskse paari nagu telefonitraat oli defitsiitne värk on ja siis temal kõlar ja mina see hommikul kell 10 panin muusika mängima ja siis salvestasin hommik ruttu saate talle, umbes hommikuse äratused, eks ole, ja et mingisugust selline alge, nii et raadiosaated ma olen teinud juba. Ma arvan, et sealt see kõik alguse saigi. Vist küll, jah. Väikest tõuget on vaja, nii kui sina selle Veikoga siin tegite sellist põnevaid asju, nii et see pole nüüd ainuke asi, mida sa oled õhku lasknud, sa oled mingi arvuti ka läbi kärsatanud. Seda otseselt mitte nüüd füüsiliselt, aga tarkvaraliselt jälle, kui sellest Kunda tehase arvutuskeskusest rääkida, siis mu ema töötas Kundas nii-öelda elektritsehis. Ja see aeg oli selline, kus tutvused lugesid ja tegelikult inimesed said hästi läbi ja ma sain siis läbi ema, ma ei tea, kellega ta seal rääkis seal, koju endale kasutada siis sealt ühe 286. Ma ei mäleta isegi, mis DOS-i versioon seal peal jooksis ja esimesed jällegi programmeerimised seal Basicus ja mingi katsetused Pascaliga ja siis tuli Veiko ühe korra minu juurde jälle. Hea sõber nagu ta on, kaasas oli mingi Vene arvuti ajakiri ja sellel ajal oli hästi populaarne, et selles ajakirjas avaldati nii-öelda programmi koodi, 16 koodis, nii-öelda heksakoodis. Ja see oli mingi mäng ja ma isegi ei mäleta, mis arvuti jaoks oli mõeldud, igastas kindlasti mitte 286 jaoks, aga me mõtlesime, et me oleme kõvad tegijad ja programmeerijad. Me ise vist Basicus kirjutasime mingi programmi veel, et kuhu sai sisse toksida nii-öelda need 16 koodis nii-öelda need mitu lehekülge neid nii-öelda numbreid. Salvestasime selle binaarkujul kettale ja aga kuidas me selle nüüd käima laseme ja siis me olime lihtsalt kavalad, et salvestasime kõigepealt tekstifailina need nii-öelda baidid sinna kettale ja siis nimetasime selle tekstifaili ümber kommiks, kui sa mäletad, olid sellised laiendid, oli exe ja komm, eks. Ja siis lasime selle kommi nii-öelda käima. Jah, mäng muidugi sealt välja ilmanud, aga juhtus see, et arvuti kõva kettas, ma ei tea, mis valemiga seal see partitsioon üle kirjutati või puutsektor või mis iganes, nii et see arvuti oli omadega õhtal. Muidugi minul oli paanika suur, sellepärast et võõras tehase arvuti. Ja siis see sama mees, kes mul selle Spektrumi teleka taha ühendas, siis ema kaudu helistas mulle, küsis, mis juhtus, ma vene keeles pidin taga siis pursima, et tossishes. Ja siis ta küsis, et kuidas ikka juhtus, et kas mingi viirus või ma ütlesin, et ei, et lihtsalt läks. Ega ma ei hakanud talle ütlema, et me mingi koodiaretust tegime, nii et tahtsite parendada tehnikat. Ja ei, aga ma sain selle arvuti tagasi, ta pani selle DOS-i sinna uuesti tehases peale, käis seal tagasi, pandi peale, aga kõik minu koodid asjad jälle läksid vastu taevast, aga jah, selline tore lugu, et ma Veikoga oleme natuke pahandust ka teinud, tarkvaraliselt arvuti õhku lasknud. Aga ma usun, et see ei olnud ju pahatahtlikult, see oli ju soov teha midagi. Jaa, ikka, väge mõtles. Aga välja kukkus nagu alati. Aga välja kukkus nagu alati. Nii et sealt saab oma esimesed õppetunnid ju, et sa... Jaa, ikka, aga selles suhtes jällegi tore aeg, et vaata ei pidanud nagu selle eest raha maksma, et tutvus natuke mängis ja said lihtsalt endale nii-öelda nurka seisma jäänud arvuti lapsele koju ja ma arvan, et see oli ka minu arengus üsna suur nii-öelda edasilükkaja või tõukaja. Just, et sul tekkis selline võimalus üldse katsetada asju. Ja ega siis ei olnud ju ka raamat, internet ei olnud ja sa pidid kõik, oligi sama see, kas Rein Jürgensoni raamatud või mingid muud asjad otsisid üles ja nuputasid ise kõik välja, et tänapäeval lihtne, et ChatGPT ütleb sulle, et kirjuta nii või naa, aga jah, võt selline seik oli ka, et tegelikult ju on vaja kedagi, kes tõukab, eks ole. On kindlasti, on. Et mul on näiteks endal kogemus, kui ma juba olin ikka aastaid juba nii-öelda tõsisema programmeerimisega tegelenud, siis ühe tuttava laps küsis, et kuule, et sa tegeled programmeerimisega, et tahaks ka nagu hakata tegema. Okei, et millest me alustame, siis räägid talle, kuidas need asjad, elementaarsed asjad käivad ja et teeme esimese mängu, et kirjutad ka Basicus sellise, et arvuti mõtleb numbri seal 1-50 ja sina hakkad seda ära arvama. Ja sinna see jäigi, sest tema arvas, et kui ta seda 2 päeva loeb seda raamatut või asja, et siis järgmine päev ta teeb juba sellist GTA stiilis mängu ja pettumus oli nii kohutav, et programmeerima peab hakkama mingist kuivast. Kunagi, kui ma ka Rakvere Reaalgümnaasiumisse tööle läksin, siis seal oli robootikaring, oli seal nagu õigemini robootikaring tehti õpetajatele nagu tutvustamaks, mis asi see endast kujutab, kuidas neid jünne saab programmeerida. Ja sel hetkel oli see asi kõik veel selle koodi kirjutamisega. Ja mõtlesin, ma homme ei tule.
ma sain aru, et ma olen vales kohas. Tänapäeval on see robootika hoopis siuke visuaalne graafiline, mida minule, ma olen siuke graafilise visuaali nagu fänn, eks ole, ja et siis oli nagu arusaadavalt tõmmad need klotse. Lohistab plokid jah, paika täpselt, et mida ta tegema peab, on nagu teistmoodi loogikat. Aga sellist koodi kirjutamist, okei, kui ma vaatan seda praegu seda koodiraamatut, ma võib-olla isegi saan aru, mida ta teeb, mis see kood ütleb, on, aga ise seda välja kirjutada, no mul ei ole ajusid. Ja ma imestan täiesti sinusuguseid ja sind, et... Ei, aga see, ta jääb, see on nagu mingi võõrkeele rääkimine, eks, et alguses sa komistad Basic ongi arvutikeel ju. Jah, puterdad ja kui sa saad selle nii-öelda keel on, eks programmeerimiskeeli on erinevaid ja palju, et kui sa saad selle syntaksi ja käsud kõik selgiks ja selle, et siis on tegelikult see klõps käib sulle ära, et siis sa loogikas samamoodi, et siis sa tõstad need plokid lihtsalt sa tead, kuidas, kui ma teen nii, siis on ju. Ma mäletan see käsureale mingi käskus if. Oota, näed, ma alati kui on nalja. Nii, siis on nii. Tegelikult ongi programmeerimise if then else põhimõtteliselt jah, et kui, siis või. Jah, kui ei ole, siis jädaega. Noh, täpselt, väga lihtne tegelikult. Ma mäletan see just selle julgusena, et selline häbelik noormees olid ja mis iganes väga palju välja paistnud, eks ole, koolis just eriti ei esinenud, eks ole, noh, kui just ei pidanud, on ja, aga tuleta meelde oma esimest avalikku esinemist, kui sa juba Teltmaris pidid minema klientidega kohtuma. Ja. See oli suht varakult, kui ma läksin 2001 mai alustasin tööd ja meil oli kolleeg Karel oli, kes oli Teltmari sees, oli juba seda Riksi arendamist alustanud ja me vist käisime juba esimest mingi algset nii-öelda alfa või beta versiooni tutvustamas siis raamatukogudele Eesti Rahvusraamatukogus ja mina pidin rääkima, Karel ütles, et ei, sina räägid, sina näitad ja kuulamas oli 150 raamatukogu inimest. Kellel oli nii palju küsimusi. Küsimusi oli palju, kõigil olid suured silmad, mina räägin seal väike halli hiireke seal suure ekraanile peab veel pilti näitama ja ma ei suutnud hiirt alguses pihus hoides, mul käsi nii värises. Hääl värises, käsi värises ja see oli ikka minu jaoks ikka päris väljakutse, aga aastatega kadus see ära ja nüüd ma isegi juba naudin seda esinemist, sest kõik raamatukogud teavad juba mind ja et mida sa kardad tegelikult, eks? Ei olegi, nad ei tulnud sind sööma. Ja siis, kui see üle läheb, see hirm ja siis juba naudid seda esinemist. Et ma pean küll ennast üsna kontrollima, sest ma kipun hästi kiiresti rääkima, sest vahest isegi Teamsis, kui koolitust teen, milles räägin nüüd natuke uuesti aeglasemalt. Mul tuleb kohe Tallinna Ülikoolis üks arvutiteemaline kursus, kas oli mingi 3D, mingisugune kujundamine, mis iganes seal oli. Ja me, see läbiviija oli ka selline asjalik ja teeme seda, nüüd saad klikkama sinna, seda menüüs, seda kolmandat. Aga see oli ikka kaugõppe ja seal olid sellised, mitte just keskkooli lõpetanud inimesed, aga eakamad. Ja need nagu tükk aega vaatasid teemalt selline pilguga, et nad jooksis kokku neil klemmen. Ja see õpetaja sai aru, et asi on nagu pekkis. Ütles, et okei, stop. Hakkame otsast peale. Võtame hiire paremasse kätte. Täpselt. Ta sai aru, et ta läheb liiga ruttu. Ja siis sai korda, aga lihtsalt ta teadis, et tuleb natuke kohenata selle kliendiga nii-öelda. Ma võin sulle hiirest rääkida ühe huvitava loo jällegi Teltmari ja Riksiga seoses kogemus, et enne Riksi oli Eesti raamatukogudes kasutusel nagu DOS-i-põhine, kui sa mäletad sellist asja, eks? DOS-i ma mäletan. DOS-i-põhine programm, kus hiirt ei olnud, kõik oli nii-öelda, käis klaviatuuriga ja kasutades ja läksime siis ühte kooli seda programmi nii-öelda Riksi vastu vahetama, mis oli juba Windowsi peal jooksis. Ja siis sealne raamatukogu tedi, palun vabandust, ma niimoodi kutsun, aga nii nimetataksegi. Et jah, et minu jaoks on see nagu vahva, et on raamatukogu tedi. Ma mäletan kunagi üks inimene solvus selle peale natukene. Raamatukogu proua siis? Jah, ei, ma ei tea, ta oli vanem proua juba üle seal kuskil, ma arvan, et seal 70 lähedal ja ta oli aastaid seda DOS-i-põhist programmi kasutanud. Ja panime talle Riksi ja siis ma nägin, et inimene ei oska hiirt kasutada. Graafiline keskkond ikkagi. Ja ta oli ise ka nii hädas ja kurb ja pettunud, et ta ei oska nagu kasutama, et ei ole, rahulikult jääb siia, siin on juhend, kui on probleeme, siis helistage, õpetame. Ja ise omaette mõtlesin ja vist ütlesin Karelile, et ei, siit head nahka ei tule vist.
ja noh, läks 1 aasta mööda, läks 2 aasta mööda ja siis ühe korra tuleb sealt kõne, et noh, et tahaks nüüd natukene lisakoolitust saada. Okei, lähen koha peale ja mis ma näen? Kõik andmed, kõik raamatud, õpikud on sisestatud, kõik Word-koodid on prinditud, kõik on ideaalses korras. Töö tehtud. Tädil on suu naerul ja töö lendas, nii et ei maksa kunagi eelarvamusega suhtuda inimestesse. Et saab hakkama. Saab hakkama ja väga hästi saab hakkama. Ma mäletan ka kooliaeg, keskkooliaeg siin Kundas, et no ma väga ei armastanud kuskil avalikult esineda ja kuna sel hetkel oli selline Komsomoli komitee oli, eks oli, noh, mina olin seal ka üks õpilasmaleva funktsionäär nii-öelda EÜM-i tegelane, eks ole. Sa oled veel selle aja inimene. Jaa, mina olen veel see punase aja inimene. Ja ma pidin aasta aruannet, noh, oli nüüd aasta aruande valimiskoosolek, mis oligi selline vist pealkiri. Kooli aulas kõik kogu koolipere on koos ja siis räägiti, kus sündmused värki ja mina siis pidin rääkima õpilasmalevast. Aga siis sel hetkel, kes meil seal meie seda kogukonda nii-öelda seal juhtis õpetaja Vaike Kingsepp. Noh, ta aitas mul selle 2 lehekülge A4 nagu kokku panna selle nüüd aasta, noh, seda kokku võtta teksti, et loe see ette nüüd on ju. Mõtlesin, aitäh, mina küll seda ei loe, kooli ees. No midagi teha ei ole, no mine loe, keegi teine ei saa seda teha, sina oled see, noh, okei. Ja siis seal puldis ma tundsin, kuidas mul jalad värisesid, see on otsa mõttes, kus makaronid, loen teksti, seal ei ole mingit võimendust ega mikrofonega, lihtsalt räägid, püüad valjuvalt, just täpselt, et tagumine sein ka kuuleks, on ja siis ma tundsin, kuidas mul on ebamugav, kuidas see põlv, noh, vedel nagu keedumakaron. Siis ma leidsin triki, panin selle põlve siis seespoolt sellele puldile nagu vastu siseseina niimoodi, et noh, et toetada, et yes, kuidas ma selle peale kohe ei tulnud, samas tekst, ise räägin teksti, aga mõte käib hoopis mujalt, on ju. 2 elu korraga, eks ole. Multitegum. No täiesti, see on rööprähklemine algas sealt pihta. Ja siis kõik oli nagu algus okei, aga siis ma ei saanud aru, miks esimene rida muheles. Esimene rida, kes mind kuulas muheles, vaatas, et mulle mõtlesin, mida kurradit nad muhelevad. Ja kui ma sain aru, et pult väriseb. Seal oli kindlasti mingi punalipuke või mis hakkas lehvima. Seda vist ei olnud, aga see pult värises päris korralikult. Ma panin seda hiljem ka tähele, et tähendab sellisel hetkel, et tõesti pult liikus. Ja kui ma selle ära lõpetasin, siis noh, muidugi ovatsioonid olid, noh, eriti esimene rida nägi, eks ole, et millega ma hakkama sain, et ma olin tõesti ikka nagu püksid sõelused püüli täiesti. Ma lendasin sealt aulast välja ja siis ütlesin sellele õpetaja Vaikele, et esimene viimane kord, kui mina sellist asja teen. Aga tema ütles mulle ja naeratas, ütles, et seda läheb sul elus vaja. Ja ma olen teda tänanud sellest. Tõesti, see oli see esimene vette viskamine tegelikult ja nüüd mul ei ole, ma ei saa öelda, et noh, nüüd lähen lauluväljakule ja ütlen midagi. Võib-olla võtab seal ka nagu jahedaks, on ju. Aga üldiselt nagu jah, ma olen harjunud juba noh, klassi ees olles või inimestel või koolituse tehes või et sellega harjub, seda õpib. Ei, seda õpib jah. Aga rääkides kooliajast, kindlasti pidasid sa ka luuletusi lugema ja et oli see aeg, mis ta oli, eks, et on sul nagu kooliajast positiivsed mälestused või negatiivsed mälestused? Sa mõtled luuletuse mõttes või üldse? No üldse kogu see, vaata siis oli seda nii-öelda tegevust oli ju tegelikult kõvasti, noh, luuletused ja noh, see pioneerindus ja mis need olid, oktoobrilapsed ja seal oli sellist vaht oli päris palju, aga samas nagu see tehtud ju seltskonna pärast, for fun tegelikult. Ma mäletan küll, see, kus praegu Kundas on, vanasti oli vene kool, ehk siis seal oli ka, enne seda oli ju Kunda kultuurimaja suure saaliga ja siis sealt hiljem oli, seal ka Eesti kool oli kunagi, minu isa õppis seal kunagi. Aga seal oli suur rahvamaja saal ja seal ma olen siis vene keeles skandeerinud. See oli siis Ljubov Nilona Karofeld, meie vene keele õpetaja, hästi vahva õpetaja oli. Tema siis meid selle mingi agiitbrigaadi sinna tegi ja siis me käisime seal mingi kandideerimas. Käisime seda siis lava pealt maha karjumas, et miiru mir, niet vaine. Ma siiamaani meeles. Et samas oli see kuidagi nii äge, no, saan aru, et see on natuke nagu kummaline, aga samas ajast oli selline kõik oli okei tegelikult. Noh, kõik kulges kuidagi, noh, lihtsalt ei olnud ju midagi. Sai tehtud pätt ja kõik asju see tehtud ja ilusad asju see tehtud ja
ja tossupomme tehtud ja Päästeamet käis koolimajas ja no, jah, igasugused kartulipõllud sai joostud ära ja igast asju sai tehtud. Selle nii-öelda agiteerimisega või luuletustega minul tuleb meelde, ma pidin Kunda Ausambamäel, nagu mäletad sellist kohta, eks? Sa mõtled see Vennaskalmistu? Vennaskalmistu nii-öelda, jah. Et pidin seal luuletust lugema, ma ei tea, kas mis igane, kas oli 1. mai või mis asi see oli? 9. mail, et see oli see mingi jah, no siis kui seal aupauku lasti ja muud teemat ja siis ma mäletan selle luuletuse vist 2 esimest rida, et minu vend on kaevur linnas, kuldne täht all särab rinnas. Edasi kahjuks ei mäleta, aga ma mäletan ka, et kõik muidugi need valved ja pioneerid ja see oli äge, seal oli poistel eriti äge, seal tehti pauku ja siis sai neid padrunikestasid seal piirivalve, no täpselt. Ma mäletan lasteajadki, praegu Kundas seda lasteajad ei ole, eks ole, siin selle vana pesumaja juures, et ehitajatele, seal oli samamoodi, et teatud päevadel käis ju Vene sõjavägi käis seal ju pesumajas ju pesu viimas. Ja siis eriti Vene rühma lapsed, need istusid seal aia taga, karjusid soldat, taisnatšok, et anna märke, vaata rinnamärgid, igasugused eraldusmärgid olid, see on nii äge. Siis me vaatasime Eesti poistega, et tegelikult on ju need ilusad märgid, aga need on, ei tea, ikka ei kõlbas, aga mingi teema seal oli. Aga Vene poisid seal jah, nende jaoks oli see number 1. Aga räägime natuke sinust ka, sinu fotondus ja kas seda oled sa korduvalt maininud, et sinu esimene kaamera oli ka Smena 8M vist nagu enamusel, et minule ostis vanaisa selle. Ma ka mingi aeg sellega tegelesin, aga see fotondus mulle külge ei jäänud. No vot, mul oli jah, ma olen seda ennegi öelnud, et kuidas arvasin, et fotod tekivad mul sinna pildealbumisse. Olen seda rääkinud sulle. Midagi uduselt ikka mäletan. Selles mõttes ma vaatasin alati, et siin on mingid fotod ja aga meil ma mäletan küll seda pidu, aga fotograafi seal nagu ei käinud, kus need pildid sinna tekkisid. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma siis lähen istun sinna voodi peale ja olen seal nii-öelda still, eks ole, paigal, et äkki siis tekib mingi foto ja et siis homme vaatan. Seda lugu ma ei mäleta, aga ma mäletan, kui ma nüüd õigesti mäletan, et siis, et kuidas sa nii-öelda filmi täispildistasid ja siis välja kerisid selle vastuvalgust vaatasid. Vaata, kuidas film välja tuli, kuidas pildid välja tulid, eks ole, kutid veel klassivennad, et ja vaata, kus tegime tatsu, neid pildistasime, mingi välismaa autosid seal. Türipaid ja kus seda teanud, filmivalgustasin ära. Aga siis selgus loomulikult, et nendel sündmustel, kus pilti tehti, oli mu tädi oli fotograaf. Loomulikult tädi on ju tädi ju, ta ei ole fotograaf. Ja kaamera taga on ju. No täpselt, mina ei mäleta, et tal oleks kaamera, ma ei mäleta, ma mäletan, et tädi oli, tädi leida. Ja nii edasi, et kuskilt sealt mingi vist geenirikke on, ema on ka kultuuriharidusega Peterburist, selle olen Leningradis õppis, eks ole, ja kultuuri ja kasi ja kinomaja siin Kundas möllas ja tegi ja et sükest kunstisilma, ju siis mingi geenirikke on kuskil pärandatud vist. Kas sinu ajal oli Kunda, mis ta siis oli, Alice Tisleri nimeline? Jaa, Alice Tisleri nimeline Kunda esimene keskkool. Kas siis oli mingi fotoring ka sinu ajal ei olnud? Tead, vist ei olnud, aga või oli, kas see kunagi Ülaripai tegi matkaringi, seal ma vist isegi käisin, mingi jalgrattamatk oli Lahemaal, mu esimene jalgrattamatk ja siis oli, nüüd tuleb praegu nimi meelde, oli üks härrasmees, see vist oli fotograaf ka vahepeal, siin meie ateljees, Kunda ateljees. Seda ma mäletan, minu ajal oli üks naisterahvas oli, ma ei mäleta, ta nägu on mul silme ees, aga ma ei mäleta. Ta oli ka fotograaf, jah. Et seal fotoringis ma käisin ka ja ma pidin pildistama mingid nukuteatrit, aga Ei, niimoodi fotoringis ma ei käinud, et kas ma siis olin nii vana või ma tegelesin muude asjadega. Aga siis ma tahtsin peale keskkooli pärast põhikooli tahtsin minna Tallinnasse fotograafiat õppima. Ja mul oli välja vaadatus, kui Tondi kandis või Lillekülla kandis, seal oli mingisugune ametikool, kus fotograafi õpetatakse. Kõik oli juba paigas ja nii edasi ja siis mu 8 aastat vanem õde sai sellest teada. Ja siis hakkas niimoodi viisakalt küsima, et fotograaf, sulle ju meeldib fotograafia, ma ütlesin, jaa, no seal õpetatakse neid sellised fotograafi ja need hakkad tööle nii, nagu siin Kundas on fotoateljee, eks ole, ja teevad passipilte niimoodi, eks ole. Kas sa tahad samasugune fotograaf ole nagu meie ateljees, üks mingi väga väsinud inimene oli seal tõesti, me käisime klassivenna Andresega seal fotot tegemas ja me suud olid kõrvuni, sest ta tegi oma selle katiku võttis nagu eest ära, siis tegi paar sekundis, kui see käega vehki. Elegantse liigutus, ta oli ise jumala tõsine, siuke nagu konna, nagu oleks toores konnasöönd, eks ole, tulevad see igasugused ja meid ajas see nii hirnu, me olime siukest naera näega, ma siis mõtlesin, stopp, seda tööd ma küll teha ei taha.
õde ütles, no siis lähed keskkooli edasi. Noh, ma teadsin, et tal jättis kapi, seal oli kõik tema konspektid ja kirjandid, kõik olid alles. Minu AI oli kapis. Aga nüüd tagasi mõelda, oli see hea või halb otsus? Oli hea. Ja tegelikult jällegi õde on mind väga palju nagu suunanud. Noh, vanematest ma räägigi, eks ole, vanemad on teinud oma töö nii vaikides kui ka, kui sõna otsa füüsiliselt lükates, mine nüüd sinna, tee nüüd seda, on ju. Aga õde on hästi palju niimoodi tõuganud ja tegelikult äge. Ma olen ka mõelnud, et juhul, kui ma ei oleks teinud seda või ma ei oleks kohtunud nende inimestega näiteks sinuga ei oleks kohtunud või ma ei tea, see oleks teised tuttavad, teised sõprad, aga ma oleks millestki ilma jäänud. No midagi võib-olla jah teistmoodi minna, eks. Aga jah, et see fotograafia tuli hiljem tagasi, ta vaibus, vahepeal ma ei tegelenud sellega üldse, aastaid ei tegelenud. Aga siis õetütar vanem Katrin läks mehele ja siis ta ütles, et tule mu pulma, mõtlesin, et tahab videograafiks olla. Siis ta ütles, et ei, teda video ei huvita, tule tee pilti. Mõtlesin, mul pole fotokatki. Ma ei tule meenaga pildistama pulma. Ja siis ma rentisin Tallinnast operaator kõpsist sealt fotoka, Sony fotoka A7 vist oli, jah. Ja kui ma selle ära pildistasin, ma sain aru, mis tähendab hea täiskaadriga fotokas. Ja selline on mul endal ka nüüd olemas. Õige. Aga kelleks sa lapsena tahtsid saada? Võt, see on hea küsimus. Lapsena mina ei tahtnud kindlasti tuletõrjujaks saada. Mulle tundus see väga ebaatraktiivne. Jah, Toolse laagris, kus nad meil külas käisid seal pioneerilaagri vahetuse aeg, on ju. See oli nagu tore, lasime sealt õhupalli ja mudaseks teine teisi vastu maad, on ju. Aga ma arvan, et ma ei teadnud selleks, kelleks ma tahan saada keskkooli lõpuni, siis me klassivenna Auloga mõtlesime, et kuule, aga lähme EPAsse, Eestis Põllumajandusakadeemialisel nimetus. Ta vist on maaülikoolist. Nüüd on vist maaülikool. Lähme metsandust õppima. Noh, koolis oli meil koolimetskond ja selline roheline tegevus, et lähme metsandust õppima. No läksime meie, sisse ei saanud. Naljavinnad. Mina tahtsin loomaarstiks saada, no nii. Aga siis tuli see tagana arvuti ja sinna ta läks. Neelas kõike. Iseenesest loomaarst ju, nagu öeldaks tõpratohter, eks ole. Ma ei tea, mul oli mingi teema loomadega, ma olen niisugune helliku iseloomuga, ma mäletan, et kui seal Meretänaval elasime Kundas, et siis ma võisin vist mitu päeva nutta, kui ma surnud pääsukese leidsin maja otsast. Et ei jõudnud aidata, eks ole? Ei jõudnud aidata kahjuks, jah. Surnud laipadega, issand jumal. Täditütre Anneliga suvet veetsime ka, minu vanaema elas sealt natuke edasi, kus sinu see vanaisa vanaema elasid, seal Rakvere maantee 33 ja siis hommiku siis läksime siis sinna metsalla ja möllama ja leidsime siis tõesti mingisugune muti näritud laiba, eks ole, kass oli kuskilt välja saanud või siis teinekord oli mingi linnukene oli kuskil, laip oli. Mida meie tegime siis lapsed? Korraldasime pühalikud matused. Rongkäik, minu vana lapse käru, sinna tegime kõik siukse polsterdasime nii nagu on, matkisime elu, on ju. Ja siis vedasime sinna tänava peale, see kraab oli ja siis sinna kaevasime haua, panime lilli ja risti püsti ja siis hiljem käidi küsimus, kes siia maetud on. Jah, seda vist on kõik teinud, ma mäletan ka, et teil oli ka selline surnuaed. Kõned olid ja mis iganes, no tõesti. Kiriku kõrval, et meil vanaisa elasid eks Meretänaval ja mina mitu aastat seal ka kõik koos. No meie vahel oligi kirik, oligi meie vahel. Ja siis sinna kiriku taha sai kuskile ka võpsikusse mingi loomade surnuaed tehtud koos nende lapsepõlvesõpradega ja eks me saime korraliku saketid, kes metsa üles või pargi üles kaevanud. Et metsajad käinud jälle. Ja et selles mõttes jällegi meil on nii palju tegelikult elus ju sellised mükse või keegi või mingid tegevusi või ka nii häid kui halvemaid, mis meid suunavad kuidagi mingi otsuse tegemise juures on ju meid aidanud nii heas kui halvas. On ju. No, kas mul ikka nii kribeleb üks lugu ära rääkida, ma loodan, et sa haakud minuga. Kas sa mäletad, kuidas me Soome salakaupa vedasime? Kusjuures ma eile mõtlesin, et ma loodan, et sa seda teemat ei puuduta. Ei pea nimesid nimetama. Ei pea nimesid nimetama, aga siis kui meil oli tore klubi Needi, kui sa mäletad, eks ju. Käisime Soomes ühele klubiliikmele, Emaliel vist seal külas või kus oli. Jah, ta oli seal elas seal Soome, Helsingi lähedal. Ja lihtsalt ka, et lähme lihtsalt kaasa. Pidime auto vaata ära viima. Jah, auto ära viima. Ja kutsusime kaasa, et lähme kampas on ju, et siis, aga me võtame natuke nodi ka kaasa, et
saab ju jokki ja nagu see lubatud oli, see piiriületus. Õlut ja viina viia sinna odavat Soome. Kõik oli jokk, kõik oli tolli, nii nagu toll ette näeb, eks ole. Ja siis me vist olime peaaegu juba piiripunktis, kui ma tegin autol mingil põhjusel selle nii-öelda kindalaeka või bardatšoki, kuidas keegi kutsub, tegin lahti ja seal oli siis aastavahetuse või see ilutulestiku rakett oli seal. Pürotehniline seadel siis. No ja see oli veel niisugune korralik, et see ei olnud mingi laste paugutaja. See paugutaja, jah. See oli mingi korralik ikka. Ei olnud mingi konfetivärk. Noh, ja mis siis juhtus, et ma muidugi kõik teised ütlesid, ei ole midagi, las olla, mis on lolliks olete läinud, et see on ju relv põhimõtteliselt. Mina sellel ajal töötasin tollis ja sina samal ajal töötasid piirivalvus. No, minul piirivalvur oli välja ja siis me viskasime selle kuskile prügikasti vist. Ja mis siis juhtus piiripunktis, eks meie auto otsiti Soome tolli poolt ristipõiki läbi. Pull oli see, et ma mäletan sinu seda jahedust oli see, meil oli küll need joogid ja alkohol oli peal, mis kõik oli jokk tegelikult. Ja kõik oli korras tegelikult. Aga see oli ette nähtud nädalaseks varuks. Aga me tulime õhtul tagasi. Ja ma mäletan, see oli väga paanikas sõdast, äkki need samad, kes õhtul hommikul meid kontrollivad on siis õhtul ka vahetuses, eks ole, ja siis vaatad, kuule, et me tulime tagasi, meil oli igast jutud välja mõeldud, et vanemal ja kass haigeks tuli ruttu tagasi tulla, ja ma saan aru, et sa olid ikka päris närvis ja mina olin roolis, kui ma mäletan, ja toll võttiski meid maha, ajas meid kõrvale. Boksi. Kõik tõsteti tühjaks täiesti. Absoluutselt. Ma mäletan, kui sa akna alla kruvisid, sinu poolt tuli Soome piirivalvur, see tolliametnik ja puhtamat soome keelt ma ei ole kuulnud sinu suus kui siis. No jah, et nüüd tuleb meelde see, et eks me lapsepõlves vaatasime Soome televisiooni ja siis koolis õppisime vist 3 aastat ka vabatahtlikult, aga niisugune. Ja mees, kes ütles, et ta ei oska ühtegi sõna soome keelt, puhus paska. Hirm pani rääkima nüüd. Siis ma mäletan, sina olid veel nii rahulik, et sa ütlesid, mina olen seal, ma töötan Eesti tollis, olen ka tullipäevikku. Et ei, kõik läks ilusti. Kõik oli hästi, jah. Aga ma kujutan ette, et sinna kindalaekasse vaadati ka, et ma arvan, et ma oleks päris suure jama sees olnud. Alkoholiks, aga jah, see rakett, see pürotehnika oli et alkoholi, jah, oleks võinud ka väga oleks tahtnud, oleks võib-olla tõesti see norm oli ületatud, et selles mõttes, ma ei mäleta isegi, kuidas need seadused sellele olid. Seal oli teatud mingid päevad, et nädal või rohkem, et see kogus oli vastas täpselt inimeste pealt, vaata, meid oli 4 palju. See vist oligi üks põhjus, et miks me sinna kõik läksime. Just, et saaks rohkem kaasa. Nii et sellest on kõik selline hea lugu, nii-öelda salakauba vedajad. Piirituse vedamine jätkub. Rikkaks küll ei saanud, aga meil oli lõbus ja tagasi tulles vist oli väike siuke pingelangus oli. Kundani vist istusime autos ja laulsime vist. Jah, ei, see klubi 4 meil oli vahva, see on jälle niisugune tore aeg, kus muretu ja mõnus aeg oli, nii et see need seiklusi oli meil rohkem muidugi, mitte nii erksaid nagu see oli, aga jah, siukene seltskond käisime kelgutamas. Kadrinas kelgutamas, nagu Kundas ei oleks ühtegi mäge. Jah. Kallakut. Lähme Kadrinasse tuletõrjemäele kelgutama. Ja mis meil oli, siis esimene vist suurem kooskäik oli meil vist oli Pühajärve Beach Party äkki. Jaa, oli koos põneva. Kas tõlkimisega isegi oli? Jaa, see oli tõlkimisega, jah. Ja kanuumatkad ja mis seal veel. Ja Pärnu jääl, jah. Türilt Pärnusse. Neid oli, siis sa vist tegelesid ju ametlikult nende korraldamisega. 95 ma hakkasin matku korraldama, jah. See oli tegelikult tuli sunduslik, ma ei pidanud seda tegema, aga kuna ma õemehega Aivariga siis registreerisime ühele jalgtamatkale Põhja-Norra. Ja see oli huvitav ja nii edasi, aga siis grupijuht, kas ei saanud, grupijuht ei saanud tulla. Ja siis Tallinna matkaklubi ütles selle peale, et kui te uut grupijuht ei leia, tühistatakse teie grupp, eks ole. Ja siis kogu see seltskond, kes me seal oli, paljud olid meie omavahel tuttavad, ütles, et kuule, et hakka sina grupi juhiks, mõtlesin, et mina pole kunagi ühtegi gruppi teinud, on ju. Ei, me kõik aitame, aga sina, et see nimi on, on ju. Ja sai ära käidud ja sai jällegi maitsus. Jälle üks asi, mida ma võtsin kätte julguse teha ja sealt läks edasi. Ma nagu mäletan, et mingil ajal sul neid kanuumatkasid ju sa korraldasid rohkem ikka. Ja Eestis sama jõe peal me tegime, Pärnu jõe peal tegin 3 korda. Kas äkki see sinuga ja selle grupiga vist olime esimesed? Ei, sa olid ikka kas teine või 3. Ma mäletan, kui ma esimese matka sellest alla sõitsin sealt Pärnusse ja mõtlesin, et 3 päeva nii ma nagu laip, eks ole.
siis ma pean 2 korda veel seda ei, see oli ikka mingi teine rohkem kord. Ma mäletan, et sa teadsid kõiki neid peatuskohti juba, et seal on see vana lagundmaja, et seal võib jälle süüa teha ja sellest. Aga jah, nii sai ja need matkad ja siis Rootsis sai veel kanuutada, see ei olnud kanuu, see täis puutav madrats, mis meenutas kanuud. Aga jällegi lahedad lood ja Norras seal ja siis pärast veel Euroopas ja Austrias ja Tšehhis ja siin on ennegi jutuks olnud Ungarid ja... No reisimine vist üldse sulle meeldib tegelikult. Ja tegelikult mulle selles mõttes nagu meeldis, et kuna samal ajal töötasin tollis on ju, küll oli palju selle pärast arvamist, et ei tea, kus ta see raha võtab, et nii palju sõidab, no vaata, kus ta töötab on ju. Aga seleta siis neile, et tegelikult ma tegin tööd, mina sain küll reisi tasuta, aga ma pidin grupi kokku panema, marsruute tegema, selle ajal mingisugused kepsusid ega asju ei olnud, ma pidin pabermapi selle kaardi pealt välja arvestama kilometraažid, kus me mööbime, vaatama mingit katalooge, kus on kämpingud ja nii edasi, ja siis lõpuks ka veel matkapäevikud pärast koostama ja aruanded tegema, nii et selles mõttes mõnikord oli teema, et issand, ma tahaks selle eest maksta, aga et me peaks pärast midagi tööd tegema. Tood koju alad seina peal ongi läbi, aga siis minu töö alles algas. Et tänu sellele matkaklubile ja Alutaguse matkaklubile ma sain päris palju niimoodi reisitud, nii et Euroopa on kõik risti läbi matkatud. Ei ole käidud Šveitsis, ei ole käinud Portugalis, ma ei ole käinud seal kuni Inglismaal, ütleme siis lihtsalt. Šotimaad jäävad, need kandid on mul käimata ja Maltal on käimata. Noor inimene jõuad veel. Absoluutselt. Nii, aga jah, sest reisimine on nagu põnev olnud ja ükskõik kas siis lennukiga hiljem või autoga või bussiga või rattaga me ei ole sõitnud sinna koha peal Eestist muidugi, vaid sõidad ikka autoga ja siis seal koha peal väntad. Aga jah, et sellised tegemust on olnud. Kuidas siis praegu? Sa ka praegu ilgelt programmeerid ja kõik läheb samamoodi edasesti või mis sind ees ootab? Kui ausat vastust sa nüüd tahad, et tegelikult väga ausat. Tegelikult sa natuke vast tausta juba tead, aga suure tõenäosusega on nüüd meie RIKS-i programmiga varsti ühel pool. Sest Kultuuriministeerium koostöös Rahvusraamatukoguga tahab hirmsasti Eestis kasutusele võtta ja juurutada ühtset tarkvara kõikidele raamatukogudele, nii rahva kui ka koolidele. Ja seda kohustuslikus korras, nii et suure tõenäosusega jääme me klientidest ilma ja mul tuleb jälle edasi areneda ja uus töökoht otsida, et 25 aastat vast ikka saab täis, aga kui natuke spekuleerida, mis valdkond see on, kas on ka midagi arvuti teemal? Ei, kindlasti ikka programmeerimine, et mis on mind näiteks selle RIKS-i programmeerimise jooksul huvitama hakanud, on erinevate seadmete liidestamine, et paljud arvavadki tänapäeval ka, et mis see raamatukogundus on, et paned sinna Excelisse pealkirja ja autori ja ilmumisaasta ja korras. Et meil on isegi olnud juhuseid, kus üks kõrgkool, kes kunagi otsis endale raamatukogu tarkvara, käis siis meil kontoris jutul ja vaatab, et milleks, milleks me hakkame maksma, et me IT-osakond teeb ise. Aga nad ei hooma seda tausta. Seal on tegelikult palju, on erinevad standardid, on need igasugused markid ja ma ei hakka väga detailidesse laskuma ja siis läks 2-3 kuud mööda, nad tulid tagasi, et me ikka võtame selle RIKS-i, et mis nagu jutt enne mul pooleli, et see programmiks, aga tänapäeval on juba erinevad iseteeninduslahendused, et sa ei pea seal suhtlema selle raamatukogu tädiga, kui sa ei taha, et sa lähed sinna kasti juurde, sisestad oma ID-kaardi ja saad oma raamatut kätte, ehk siis juba raamatud lähevad tavalise triipkoodi asemel RFID peale ja turvaväravad ja kõik need tuleb omavahel suhtlema panna, automaadid, et ja nagu meil praegu Rakvere riigigümnaasiumis on, seal samamoodi meil see nii-öelda raamatukogu, meil on õpikeskus on, nimetame peenelt, aga sisuliselt raamatukogu õpib iseteenindus, läheb ja teeb, kuigi meil on seal Kärt, kes seda majapidamist seal haldab ja silma peal hoiab, aga ta ei pea passima seal nagu nüüd keegi tuleb laenutama mul mingit teavikut või arvutit või mis iganes. Et meie klientide hulgas on päris mitu sellist kooli, kus ongi nii-öelda avatud raamatukogu ja usalduspõhine on see muidu küll, et võta, aga pane tagasi. Jah, nii nagu oli kokkulepe. Et viisakas oleks, et kui sa selle sealt võtad selle riiulist, et siis
osta ennast selle õpilaspiletiga ja siis piksute endale need raamatud. Ja päris paljud, kes meil majas külalised on käinud ka teistest koolidest või mitte koolidest, siis nad heas mõttes on hämmingus olnud, et oota, mis mõttes õpilane ise laenutab endale asju. See on hea, aga miks ta ei võiks? Jumala chill ju. Et mujal maailmas on see RFID teema juba suht igapäevane, et meil on ta nagu uus, et ta on natukene kallim kui mingi triipkood, eks. Ja ütleme ausalt, meie raamatukogud on vaesed, ei ole teavikutega jaoks raha, mida sa unistad seal mingitest tehnoloogia arengusse. Turvaväravatest ja iseteenindusest, et meil on näiteks Hiiumaal Kärdla raamatukogu on 24/7. Sa lähed näiteks öösel kell 2 tahad tekivisu laenutada või lugeda, siis lähed oma ID-kaardiga uksest sisse, võtad ise raamatu, laenutad, pärast võid samamoodi tagasi panna selle ja... Et sa põhimõtteliselt nagu riiulist võtad või masin? Riiulist ikka ise jalutad. Noh, seal on muidugi mingid turvakaamerid ja selline teema ka. Nii nagu need ööpoed on, vaata mingid konteinerid. Aga kõik käib ise nii-öelda, et... No ma arvan, et see töötuks ei jää, aga see üleminek on kindlasti väsitav ja pingeline. Leida see uus rada või mida tegema hakata. Sellega on nüüd selline asi, et ma olen natuke jäänud loorberitele puhkama. Mugavustsooni või? Jah, et 25 aastat ühte sama asja teinud, et ma võin olla selle alal küll nii-öelda professionaal ja teada seda raamatukogundust ja kõike ja une pealt panna mingid kastid omavahel suhtlema, aga... Ja üsna kiiresti. Aga on olnud juhused, kus ma pean tegema koostööd teiste suuremate arendusfirmadega ja siis töökorraldus minu jaoks saab vist päris keeruline olema, et on arendaja ja on projektijuht ja siis on mingi PR inimene ja... Nüüd neid etappe nii palju vahepeal, et... Jah, et projektijuht annab käsu arendajale, arendaja teeb ära, suunab testijale, testija suunab tagasi arendajale ja nii-öelda tegi kilekoti lahti, võttis käekoti välja ja nii edasi, et minul sellist asja ei ole, mul on väga lihtne. Helistab, ütleb. See ei tööta, okei, teeme korda. Ja vahest on ka nii, et see ma juba vealogist näen ja teen asja enne korda, kui klient jõuab helistada. Nii. Ja ütled, ma juba tean. Ma juba tegelen sellega. Et jah, see on tegelikult see mugavustsoon, eks ta mul oli samamoodi, ma olin küll Rakvere Reaalgümnaasiumis 16 aastat, tõesti väga kihvt aeg oli seal ja mulle seal meeldis, kõik oli, mul oli väga huvitav seal, tõesti, kollektiiv ja nii edasi. Aga mingi hetk sa mõtlesin, et ma peaks midagi muud tegema. Ma olin üldse haridussüsteemi, et ma ükskõik mida, okei, mul oma firma ka on ju, aga ma hetkel mõtlesin, et ei ole veel päris valmis oma firmaga niimoodi üks-ühele nagu minema, praegu ma tegelen sellega nii-öelda vabal ajal. Aga siis mõtlesin, mida iganes, midagi tahaks edasi liikuda, et lihtsalt, ja siis sattus lihtsalt praegu Rakvere Riigigümnaasium heas mõttes mulle silmapiirile ja tõesti, seal oli raske esimene aasta, väga raske oli mul. Just see, et peab nii palju ennast täiendama, õppima ja see muidugi jätkub praegu veel selles mõttes, et ma esimene aasta oli ka tõesti nii, et mõtlesin, et hüppaks aknast alla, aga ei saa, sest mul oli esimesel korrusel aken, nii et mis ma võin õue astuda. Ja seda ta tunneb, ma tean, et kui ma läksin Deltmarisse ka, ma arvasin, et ma olen hirmus kõva programmeerija olen, aga siis nagu said aru, kui seal just kolleeg Kareli kõrval, et ma ei tea. Et mis reaalsus tegelikult on, ja asjad arenevad ju praegu metsiku kiirusega. Kui palju sa ise AI-d kasutad oma töös? Viimasel ajal juba üsna palju tegelikult, et päris koodidele ei lase küll kirjutada, et vahest palun kontrollida, et kas sa näed mõnda kriitilist viga või mida võiks paremini teha, et ja päris kõvasti saab sellega juurde õppida. Et selle AI-ga ja vibe koodimine on jälle uus moodne termin, et selle on kahetisi arvamusi on, et ühed ütlevad, et see on tulevik, et kõik programmeerijad kaovad ära ja varsti ongi, et tee mulle raamatukogu programm ja järgmine päev on see valmis, on ju kõik asjad. Ma just kuulasin podcasti, see on see IT podcast, praegu pealkirja jälle meelest läinud, et rääkisid sellest, et juba, et mingi Euroopas mingi tegelane on välja mõeldud mingi keskkonna, kus mingi botid omavahel suhtlevad. Ja nad juba, saad aru, need botid, omavahel, AI-botid omavahel suhtlevad, ja siis omavahel nii-öelda kurdavad teinendasele elu, et peremees käskis mul seda teha, mida te soovitate, saad aru. Ja lubasid, et kuule, peaksime oma keele välja mõtlema, et peremees saab muidu, inimesed saavad muidu aru, millest me räägime. No, vaat jah, ma ei tea, kas... Pärast su raamatukogu, minu programm on ka päris nii intelligentne. Kusjuures ma olen mõelnud, et võiks ju raamatukogu sinna programmi ka selle AI sisse ehitada just otsingu mõttes, et mis mind on nende aastate jooksul huvitama hakanud, kuidas inimesed otsivad, eks üks asi on see raamatukogu töötaja tarkvara, aga teine on siis see e-kataloog, kus sina kui
lugeja lähed siis otsima, et kas seda sipsikut on seal raamatukogus või ei ole ja siis päris mitu aastat tagasi vaatasin logisid ja keegi otsis paaniliselt musta muda näkku sellist raamatut. Et noh, musta pori näkku. No just on, aga nüüd ongi tekib küsimus, et kas see otsimootor peaks olema nii tark, et saab aru, et a la muda on soovitab, kas sa mõtlesid seda, eks ole. Jah, et kas äkki sa mõtlesid hoopis seda ja või et noh, miks ei võikski otsida nii, et sa ei ütle, et ma tean raamatu pealkirja musta pori näkku, ma mäletan, et oli mingi raamat mingist muusikust, kes viskas viina ja mingi muda või löga või pori, et paned kõik sõnad sinna ritta, siis ta teeb, palun, musta pori näkku. Sa mäletad seda aega, ma enam ei ole uurinud ja ei ole näinud, aga kunagi oli minu Shazam, kui tuli välja. Siis sai sinna sisse vilistada, ümiseda meloodiat, et mis lugu see oli, mida ma kuulsin ja siis ta pakkus neid välja. Just. Et see oli jumal äge. Et kas on, mis lugu see on, mingi hakkab kummitama sulle. No võt. Ja see programmeerimine tegelikult, see leib ei lõpe tegelikult ja masinad ju tahavad koodi saada. Ei, mina seda ei usu, et see AI mingi töö ära võtab, et siin vist on olnud neid juhuseid juba küll, et kus mingi firma laseb a la 1000 inimest lahti, et nüüd hakkab AI tegema ja siis avastavad, et ups. Inimene peab selle AI-gi tööle panna. Et läks natuke paljuks, et vist tuleb ikka inimesed tagasi võtta tööle. Eks see mingi urraa värk võib-olla äkki? Ei, see hype läheb nii-öelda kindlasti väiksemaks, et praegu on ta, seda arengut on mõnus vaadata muidugi. Nii et kui mõni kuulaja arvab, et nii Meelis mind huvitab, pakuks talle tööd, kus sind kätte saab? Mind leiab igalt poolt, pange Google'isse Meelis Lillbok ja seal ma olen. Ja tehke hääd pakkumised. Tehke hääd pakkumised, jah. Aga jah, enne ma pean oma riksikese ikka ilusti ära lõpetama. No arvata võib, jah. Aga noh, iiale tea, mis kuskil jälle kellegagi kokku jooksed või mingid... Noh, nende aastate jooksul on päris huvitavaid tutvuseid tekkinud, eks mind on kutsutud ka ja olen käinud ka omal algatusel paaril vestlusel, aga see oli vist jah, mingi 5-6 aastat. Oli aastat tagasi, jah. Teltmarisse minekut, et no mul tekkis oma arvamus nendest, et ma vist olen rumal, ütleme siis nii, et noh, kui sa lähed programmeerimise vestlusele näiteks ja siis see ei olnud mitte see konkreetne firma, vaid nii, kes nad vahendavad, eks nii-öelda recruiterid või siis küsitakse sult seal intervjuu käigus, et sa ei tohi kasutada internetti ega mobiiltelefoni ega midagi. Pane peast. Ja ütle mulle, mitu korstnapühkijat on Tallinnas. No mida sa ütleksid? Loe korstnad kokku ja no, see on jah, vaata palju see päevas umbes jaksavad teenindada. No vaata, nemad seda lõpuks mina ütlesin, et mina ei oska öelda, et ei ole võimalik, loed korstnad kokku, ma ütlesin, okei, aga noh, et sellest ei olnud juttu, et ma pean minema korstnaid lugema, öelda, et ma olen siin ja ma ei tohi kasutada netti, ja siis ma kahetsen, et ma ei olnud veel selle ajal piisavalt ülbelt öelda, et 21. Ja lihtsalt mingi number. Ja lükake ümber nüüd on ju ära kasuta internetti. Et noh, siis mul tekkis nagu hämming, et mis on sellega. Võib-olla on see mingi loogilist mõtlemist testiti või midagi sellist. Google'il pidi olema mingid sellised vestlused, huvitavad ülesanded on nii edasi. Et jah, et sulle antakse hoopis selline ülesanne, et ta tee nüüd mingi võimalikult hea sortimisalgoritm on ju ja lõpuks kui tööle hakkad, siis hakkad hoopis mingeid andmeid kuskil sestama. Tulles tagasi jälle, kui ma sinna Tallinnasse sinna autolehte kandideerisin reklaamimüüjaks ja siis oli esimene vestlus, jah, vestlesime, siis oli teine vestlus ja siis oli juba selline nagu aura või mentaliteet selle vestlusele, et nagu ma juba oleksin seal juba nagu oma nagu töötaja oleks ikka. Aga siis, kui vestlus sai läbi, siis öeldi, me võtame siis ühendust ja arusaadav, vestlus lõppes ja kõik on hästi. Nädal läks mööda või läks natuke rohkem, mõtlesin, et huvita ühtegi teadet ei tule, nagu mis teema on. Ja siis ma helistasin oma heale tuttavale Pillele sinna, kellega me koos Lahemaal töötasime ja siis kuule, et siuke asi, et käisin vestlusel, aga nagu ei ole vastust. Siis mulle öeldi, et nii, ma panen toru kohe argile ja sina helistad kohe sinna, ütled, küsid, millal tööle tuleb tulla. Ja oligi nii. Nad ootasid, mingi paar tükki jäi jäin sõelale ja ootasid, kes on esimene, kes helistab. Et mina kui maalt jälle, ma ei teadnud sellist trikki. Ja tegelikult see jälle nende seisukoha pealt jumal õige, et
minul on seda tööd vaja, mitte neile, nendel ei ole mind vaja, vaid minul on seda tööd vaja, on ju. Et kas ma suudan ennast maha müüa, et tegelikult see loogika oli täitsa õige. No mõnes mõttes on see huvitav ja tore jah, aga vaata paljud kurdavad, et saadad hulgi CV-sid laiali ja mitte ühtegi vastust ei tule. Noh, siis ongi nii, et kas sa pead uuesti kirjutama või helistama või äkki ootavadki seda. Aga jah, see oli jah, siuke, ma täiesti isegi, mitte et ma ise seda kasutada tahaks kunagi, aga ma täiesti saan aru, miks nad seda tegid ja noh, jumal äge võiks öelda, et nad said seda nagu, mida nad, noh, selles mõttes nagu silmas pidasid. Ma ei mäleta enam eriti, et kas sulle see töö meeldis, vist eriti mitte. Tead, see oli jällegi selline pingeline, ma võtsin kohe 10 kilo alla, sest selline 24/7 tööl olla, kohe mõelda, kuidas tuua raha sisse, et ajaleht, siis ta oli veel ajalehe formaadis veel, siis minu aegsel me tegime ta ajakirjaks. Et see saab trükki, et see palgad makstud ja muud asjad, et see oli pinge. Kahekesi me seal autolehes olime, Kaimo oli mul seal, kellega koos seal siis jagasime neid kliente, kui helista ja noh, see oli selline telefonitöö tegelikult peamiselt, aga mitte ainult, aga siiski, see oli pingeline ja siis müügi, nagu öeldakse, väike strateegia välja mõtlemine, mis ma järgmisel kuul teen, mis teemad on, nüüd on talv on ju, igast jaotusvedelikud, külmud, ühesõnaga, saavad jälle mõtlema, kuidas saad selle reklaami sinna ajalehte on ju, et see oligi vahepeal tõmmas ikka palaviku üles ja käisin Tallinnas, Perhis käisin emas, eks ole, täiesti nagu pilt taskus on ju, seal uuriti öeldi, et võtta mõned vabad päevad maga välja. Seda ma isegi mäletan jah, et ma sain aru, et midagi muud ei olnud viga, lihtsalt oli kuu aega, ma tõmbasin ennast nii klemmi kokku. Et ja siis ma mõtlesin samal ajal, et mul oli need samad heade vanade tuttavatega Tallinnas, et ma nüüd töötan ka Tallinnas, nüüd hakkame kokku saama. Mis sa arvad, palju me selle 8 kuu jooksul kokku saime? Jah, aga see aeg, kui me isegi seal Haapsalus 3 kuud või Kampas elasime, ega ma ei mäleta, et oleks kuskil käinud, et see oligi nii, et tulid töölt ja täis ja pikali ja täpselt oligi, noh. Et selles mõttes, kas ma just sellist nagu elu oleks tahtnud, see oli väga huvitav, ma sain sealt väga palju elukogemust, ma sain sealt tõesti ka puht tehniliselt suhtlusoskusi, eks ole, seal telefoni teel tuli palju suhelda erinevate inimestega, olukordi lahendada, et see oli väga huvitav koolitus, see 8 kuud, mida ma seal töötasin. Aga see oli väga pingeline, et müts maha ja nende inimeste ees, kes seda teavad hommikust õhtuni. Jätkuvalt. Arvestades tänapäeval neid, kes helistavad sulle, et kas te ikka ei taha paketti vahetada? Ma saan täiesti nendest aru, aga ma püüan, ma üldiselt olen nende suhtes tolerantne ja viisakas ja ütlen, et aitäh, ma ostan oma aluspesu poest ise. Ja mina ütlen ka tavaliselt alati, et ma saan aru, et see on teie töö, aga aitäh, ma ei ole huvitatud. Ma ei hakka kedagi pikalt saatma. Ei, absoluutselt mitte. Tema teevad oma tööd ja ma olen telefoni otsas istunud ja sarnast tööd teinud, eks ole, et ma tean, see ei ole kerge olla pool tundi rääkida kliendiga, sõnad mu sauku pähe heas mõttes öeldakse, et kuule, võta see pind ära, eks ole. Ja siis ükskord üks naljakas lugu siia otsas, ma rääkisin ka ühe kliendiga, sa pool tundi jääd juba suu kuivab, eks ole, vahutumist me räägi, sest vaht oli ka kuivanud. Ja siis oligi ja lõpuks ta siis oli nõus sellega, et kuule, et ma siis võtan ära, kohe saadan selle garantiikirja, faksiga saadeti see garantiikirja, et me võtame selle. Ja siis ma ütlesin talle selle kõnes, et okei, tobe. Ja panin toru argele. Mis tobe, tore tahtsin öelda. Ja siis ma mõtlesin, nii, nüüd see raha jääbki sinna ja saad aru. Ja siis ma tükk aeg istusin ja vaatasin aknast välja ja siis faks hakkas piiksuma, nagu filmis vaata, tuli garantiikiri. See oli nii nõme hetkeks, et pool tundi ajad mingit, seletad olukorda ja siis klient on nõus, et okei, tobe. Juhtub. Nii et jah, et sükst asja ikka juhtub. 10 palli süsteemis, kui rahul sa oma elu ja tegemistega oled praegu? Hetkel, üks kõva 9 ma ütleksin tegelikult, et kui nüüd väga aus olla, et siis olegi aus. Patt oleks kurta ja väga ei hõiska ka, eks, et praegu on kõige suurem mure ongi see tööalane tulevik, eks, et ma olen 25 aastat ühte ja sama asja teinud, mis on tore, kõik toimib, kliendid on rahul, mina olen rahul ja nüüd lihtsalt nipsust tahetakse sul see käest ära võtta, aga samas ma saan ka sellest aru, et sama viisi edasi minna ei saa, et siin võiks seda tausta natuke pikemalt lahata, aga las ta olla, et sellest võime teha järgmise hooaja. Hooaja 2, jah, et selles suhtes, et asi on kuidagi natuke seisma jäänud, mitte seisma jäänud, kõik toimib, aga jah, et
jällegi peab mingi müks olema kuskilt või mingi inimene või inimesed või... No vot, mul on jah keeruline siin jääda erapooletuks, et kiidan takkad kindlasti on vaja, et siis ma jään tööst ilma ja kui ma ütlen, et seda ei oleks üldse vaja, ka ei oleks õige. Et päris üksi nagu hundina nagu metsasuluda on vist keeruline. Jah, et meil, ütleme, väikese firmana nimelda päris keeruline, et ma ei tea, kas ma julgengi öelda, et ma seda üksi seal teen, et on kolleeg ka juhataja, et meil on olnud juhus, kus käis üks klient ütles, aga mis siis juhtub, kui meelest trammi alla jääb ja õigustatud küsimuseks. Just. Kas on aju back-up tehtud? Ei, back-upid on kõik olemas ja kood on olemas ja ma olen üritanud ka dokumentatsiooni ikka kirjutada, aga on endal kogemus, et kui sa pead hakkama võõrast tarkvara ja edasi tegema või täiendama, et siis vahest on lihtsam nullist uus teha. Kuidas see pärandina ülevõtmine oleks, eks ole? See on päris keeruline ja kui ütleme 500 raamatukogu Eestis nädalaks seisma jääb, siis ma ei tea, kuhu metsa see inimene peaks jooksmagi selle eest vastutab. Et see on jah, see on keeruline. Aga küllap uued väljakutsed, ma arvan, et õpetavad selle uusi asju sulle. Ei, kindlasti. Seda nüüd lähiaasta jooksul selgub, mis saama hakkab. Ja siis ma pean vaikselt hakkama turul ringi vaatama, ennast müüma, nagu sina ütlesid. Ja. Täpselt. Kõik äkki keegi võtab selle tühja lehe sealt ja pakub sinna. Jah. Sa ei tea iial, tegelikult sa ei tea iial, ma olen korduvalt ajan seda mantrat, nagu see Vandersellide laul oli, et sa pime, maailma nimeline. Kui sa oled oma õue all, ei näe, mis sünnib kaugemal. Tegelikult tuleb mine vaata ja ole avatud. Nagu mulle meeldib see Jäljed Gloobusel, see matkasaade ka podcast, mida ma kuulan, siis see oli öelda, olge avarad. Jumal hästi. Et tõesti, et vaata, mis maailmas toimub, eks ole, et tõesti, mulle meeldib ka nutitelefonis istuda, ma ka scrollin TikToks ringi seal vahel lihtsalt ajule mitte midagi tööd, lihtsalt vahid ja isitad neid lolli nalju. No vaat, mina käin aju puhkamas kalale. Jah, õige. Sellest kalajuttu meil oli jõudnud veel rääkidagi. No ei, väga lihtne, et 2 asja, mis mulle meeldivad elus väga on programmeerimine ja kalapüük. Kalapüük, ma mäletan kooli ajal minu meelest sa juba kuskil või seal, või vähemalt sa rääkisid, kooli ajal juba oled käinud seal Kunda jõe ääres mingisugust asju seal õnge leotamas. Ei, ma käisin kooli ajal ikka päris tihti, et suvevaheajal olid ikka üle päeva kindlasti, aga esimene mälestus mul kalapüügist on, sa mäletad sellist asja nagu Rannapungeri all oli... Ja tsemenditehasel oli suvekodu. Just, ja siis kui sul väga hästi õnnestus ja tutvused olid tehases ja juhatuses, siis sa võisid nii-öelda tuusiku sinna saada. Ja vist esimest korda ma käisin emaga seal, kui ma olin oma pakul mingi äkki 5-6 aastane. Kooli ei käinud, ma ütleme siis 4-5. Ja mingil põhjusel mul väga järgselt meeles, et seal jõe ääres silla peal ma siis kala püüdsin nii-öelda jutumärkides mingi väikse oksakesega, kus suure tõenäosusega oli lihtsalt niit küljes. Ja siis olid seal ühed teised kundapoisid, kaksikud vennad, kes siis mulle salaja seal viidikad sinna nööri otsa sidusid. See on nagu hea filmistsenaarium juba niimoodi. Ja Hannes ja Heiki, ja mina olin muidugi hirmus õnnelik ja ma ei tea, kas siis see või ja siis see kalapüük mulle külge jäi. Ja Kundas meri ja jõgi ja siis ma kooli ajal käisin väga palju kalal, et see on üks koht, kus mul nagu eriti just viimastel aastatel on nii, et kui ma sinna kalale lähen, siis mul nagu lülitub kõik muu teema täiesti välja, et ma... Aga see ongi nagu tasakaaluks sul selle kogu argise möllu ja koodi kirjutamisega põhimõtteliselt. Kui kõik sõbrad ütlevad, et sa vist unes näed ka ühtesid ja nulli, et siis jah, et seal nagu lülitub see välja, et... Vähe sellest, et sa käid nagu harrastuslikud kala püüdmas, sa ju teed ka oma videoblogi ju. Ai jah, YouTube'i kanal Kalameks. Kalameks, ja seal ma vaatasin, et oi jummel, sul on selline klientuur seal. Minul ei olegi nii palju vaatajaid. Jah, nüüd on natuke seisma jäänud, et vaata selle YouTube'i ja kõikide muudega, nii et sa pead contenti tootma, sisu tootma, et kui sa juba teed mõne põneva video ja tuleb sul seal juba 50 tellijat juurde ja siis sa teed 6 aega pausi, siis vaikselt tiksuvad nad väiksemaks. Aga miks ma seda tegema hakkasin, oli lihtsal põhjusel, et viimastel aastatel, nüüd ütleme 4-5 aastat, ma olen jälle tihemini kalal hakanud käima ja väga palju oli selliseid huvitavaid juhtumeid, kus kobras tahab sind jalust maha joosta ja sina viskad just landi vette ja kõrval vujub sul kitseke üle jõe ja nii edasi ja mul ei ole kaamerat.
ja keegi ei usu sinu keegi ei usu, on ju, jah. Kalamehe jutud teame küll. Ühe korra, kui ma siin olin jälle kalal ja siis ma juba kanal oli ja tegin videot, aga kitseku ujus kole kaugel ja siis ma tegin postituse Facebooki, et täna ujus kitseke seal üle, siis küsiti, kuule, mida asja sa popsutad seal jõe ääres, kus sa nüüd kitsesid seal näed kogu aeg. Nägi Bambit. Bambit, jah. Ja siis ma mõtlesin, et ostan siis selle GoPro endale ära ja hakkan proovima. Ja ei, paistab, et rahvale meeldib ka kalapüük ja et kui mõni noor inimene saab sealt kuskilt minu lihtsast videost innustust, et minna kalale loodusesse TikToki asemel, siis jah, täiesti nagu kannapööre teha. On ju hästi ja minagi jälgin sinu tegemisi suurelt ekraanilt kodus, on hea vaadata ja mina ise nagu kalapüügist nagu väga ei vaimustu, mulle meeldib, ma olen kalal käinud, ma olen võrke pannud oma hea sõbraga Artoga Mustojal, ma olen ka Kunda jõe peal käinud mingit leotamas, ma olen Emajõel käinud leotamas, aga mind ei huvita kala välja saamine, okei, ma saan ta kätte ja kõik sinna mu huvi, see, et mina võtan ta konksu otsast ära, vaat siis siin tuleb minu isegi ussi ei karda, aga kala ei taha mina konksu otsast ära võtta. Ja seda on paljudel millegi pärast just. Aga see hasart on küll olnud põnev, et kas ma saan ta kas noh, ja ma pigem vaatan, kuidas profit No see suvi oli minu elu rekord, et ma käin vist võrreldes päris nende kõvade tegijatega ikka väga harva ja ma olen mul on oma kindel koht Kunda jõe ääres, ma lähen sinna rahulikult, väga palju sul teisi ei käi, vahest näen, on võõrad jäljed ka seal, aga on inimesi või ütleme teise kanali tegijad, kes otsivad kuskilt Google Mapsist ja Maa-ameti kaartidelt jõgesidele. Avastavad uusi kohti. Noh, kõvad tegijad, mõnus vaadata, mina nii innukas ei ole, aga nüüd õnnestus jah üks korralik 5-kilone hauk saada. Jaa, mäletan seda videot. Korralik madistamine oli. Ilge adrenaliin oli sul surnud sees. Räimega kus juures veel. Ja adrenaliin oli tõesti sees, et selle jaoks ei pea tegema benchhüpet, on ju, see minna jõe äärde. Jah, just, et sa saad häälest pärast ise vaatad, kuuled on jube naljakas, et sa ärevus on sees. Tump käib seal taustal, süda peksab. Ja siis saad selle kala kätte, mõõdad kaalud ära ja siis vaatad, et võtaks nüüd koju, et ikkagi trofeekala aga ei, et tegelikult on kalameestel kujunud välja selline mõnus komme, et teatud suurusest lased sa selle kala ikkagi tagasi järglasi tootma ja sa ei tule nagu toitma, et sa tuled nagu emotsiooni saama. Jah, et kui ta vähegi ikka nii haiget ei saa, et sa seda tagasi ei pea laskma endale kotti pistma, et siis lase ta tagasi, et tegin ka selle ja üllatavalt hästi tundsin ennast. Okay. Mingi osa tahtis kindlasti seda koju viia ja fileeks teha, eks, aga ei, et see pärast järgi vaadates, et see ära minek ja kõik see oli. No, eks ma saan natuke paralleeli tõmmata oma selle fotoviga, et vaatad aknast välja, kuule, täna on valge, täna sellist huvitav valgust, mis iganes ükskõik, mis aastaaeg ei oleks, või õhtul loojangud, tuleb minna kuskil jälle omad rajad, kus ma tallan, eks ole, et samamoodi, ega see on ainult kulu, mis ei too mulle sisse. Ma ei suuda oma fotosid piisavalt hästi müüa või ma ei ole sellega tegelenud ausalt öeldes. Aga ma saan oma mingi laksu lihtsalt oled mingi terve päev või pool päev oled kuskil, tassid seda oma optikat seal kuskil on ja fotot ja mõni pilt tuleb isegi välja. Vähemalt nii, et mulle meeldib. No see on vaata, et sinul on, et 100 pildist võib-olla 2 jätad alles, eks, ja minul on nii, et 10 võtust võib-olla 1 saan koju viia või kaldale. No aga see on täiesti nagu, ühtepidi on võrreldavad asjad, teises muid täiesti erinevad asjad. Aga samas ongi see, et lihtsalt kannapööre midagi totaalselt muud teha, kui see igapäeva tegemised ja tööd on. Ja sellega on veel see kalale minekuga on selline mõnus lugu, et kui sa hakkad juba kahtlema, et kas minna või mitte minna, et äkki ikka ei viitsi ja siis avastad, et sul on juba riided seljas ja ritu on käes. Juba oled jõe ääres. Et tuleb lihtsalt minna ja siis on see reseti tunne pärast on ikka välis. Vist pidi selle spordi tegemisega sarnane olema, et kõige raskem on diivanilt ukseni, välisukseni pidi kõige raskem distants olema. Aga kui uksest välja saad, siis on juba kõva mees. Nii on. Nii et ma loodan, et sul on huvitavaid kalastusemotsioone tulemas veel sel uuel hooajal ja ma tahaks veel, ma ei tea, kas ma see aasta jõua, ma tahaks ikka jääpüüki ka proovida, ma olen selline ikka, pühapäeva kala, mulle meeldib suvel soojaga käia, mõnus on ja ka siis jälle Peipsile nagu ei tahaks minna. Peipsil on ju tead lugu või? Et seal pakuvad ju saunaga lähed jää peale, sa saunast kohe. Aga ma sellist teenusena ei taha, nii mugav ma ka ei ole, et ma ikka läheks ise, aga siin Kunda lähedal on tore Arukarjäär
et seal praegu võiks olla, ma arvan, üks 30 sentimeetrit jääd äkki. Terve päeva kõigepealt vaevad auk sisse. Et enne puurid 2 tundi auku. Kui naine kütab sauna kirvega, ta oot seal auku on. Aga suvel kindlasti jälle uus hooaeg on nüüd alates 1. veebruarist võib jälle jõefuredli püüda, nii et juba hakkavad vaikselt käed. Paned oma kaamera surisema jälle. Iseenesest on ju hea vaadata, pilt on kvaliteetne ja kaamera vahetust tuleb teha, et mul hakkab GoProga natukene. Seal on akude teema vist. Jah, et ma sain nüüd head akud, nüüd originaalakud said suht kiiresti läbi, et talvel lähed jõeäärde ja -5-ga ja siis 10 minuti pärast on ma soovitan, piiks. Me salvestame saadet ka praegu niimoodi, et mul on küll Zoom H6 käsisalvesti, aga ma ei kasuta selle sisemisi patareisid, vaid mul on väljas akupank. No võt. Samamoodi, GoPro'le panega akupank külge, eluaegne. Üks juhe tuleb juurde ainult. Jah, kusjuures ma olen näinud, kus kalamehed kasutavad ka seda lisaakut, et ongi kuskil taskus sul see ja siis on ta seal lisajuhe küljes, et siis võid terve päeva rahulikult filmida, sest on ka palju häid hetki tänu sellele nahka läinud, et ma filmin tavaliselt 5-minutilise tsükliga. Ja just siis, kui sa nagu kinni paned, et siis juhtub. Et säästa akut, siis tuleb kindlasti mingi hea võtt või midagi. Nii et. Ja mulle meeldib see sinu firma märk seal, üks lause, mida sa kohe saates ikka ütleb. Nii. Ütles ette. Ei ütle sa. Ja kui midagi juhtub, siis anname sellest teile teada. Just tulemustest. Ja tulemust anname teile teada. Täpselt, mis ikka, kui midagi on, siis ma räägin sulle, noh. Ja kus juures nende, lõpu võib veel rääkida, et alguses, nüüd ma enam ei häiri, et alguses oli ka see, et ma panin ka lihtsalt tühja jutu üles, et ma ei saanud mitte ühtegi võttu. Mõtlesin, et äge inimesed kindlasti tahavad näha seda, ma räägin, kuidas ma käin jõe ääres ja ilus loodus ja siis hakkas neid mürgiseid kommentaare tulema. Mida sa lobised? Mida sa lobised, midagi ei näita ja miks sa paned nii lolle tühja videosid üles. Ma olin kohutavalt solvunud algus selle peale. Kui juures mind ei häirinud, võib-olla sellepärast, et ma tean sind, aga minu meelest see on normaalne, kui ma näen pilti, minu meelest see on natuke nagu soonisaade. Et lihtsalt sa räägid oma mõtted selle asja juures ja see on täiesti minu jaoks täitsa asjakohane. No, nagu meie või see podcasti teeks, et võib-olla inimene, kes ei tunne sind ega teisi sinu sõpru, et võtled, mida nad jahuvad seal. Nii pikalt paned, mis iganes on ju. Aga sul on alati võimalik stopi peale panna või ära lõpetada või edasi kirjida. Et jah, et sellistest, algus võib-olla häirivad sellised kommentaarid mürgised, eks neid on seal teisi olnud. Palju on ka sellised, oi, sa püüad nüüd keelatud kohas, mida sa nüüd arvad siis, et ma teen avalikku videot, räägin kalapüügist ja püüan kuskil keelualas on ja siis räägid inimesele ära, kus sa käid ja mis sa teed, et jah, okei, vist ikka ei ole. Aga esimene on ju, oi, sa nüüd rikud seadust ja teed seda. Sul on tegelikult kaadri taga on su lahing ja kõik elektrimärkid. Ja dünamiit ja seesama rakett. Nii et tegelikult oled sa paras sükene salakaval püromaan seal jõe ääres on. Aga täpselt nii palju inimesi nõnda palju arvab. Ei, seda küll jah, et kui sa oskad sellest üle olla, siis on kõik hästi. Nii et, ühtepidi vaata, ta tegelikult ju heas mõttes kasvatab võib-olla äkki paksu nahka. Kindlasti. Et sa võib-olla, jah, see kindlasti võib mõjutada mingi hetk, et see on tülikas ja vaata, miks ta nüüd ütles on või mäletad Reidi aega või? Mäletad Reidi aega, Reit.ee, seal pidi pilte hindama, siis mõne lapad lihtsalt paned 3 ja siis mulle tuli ükskord küsimus, miks te panite 3, palun põhjendage. Mis kuradile, lihtsalt panin, ma hakkan sulle põhjendama kõik. Nii et nii palju kui on inimesi, nii palju on eri arvamusi, et inimesed on erinevad, nagu mul teisel poolel meeldib öelda, nii et nii on, ja tegelikult ju igaüks teeb ajab oma asju ja kui see mulle ei meeldi, siis teisele võib meeldida. Ja. Samas on nagu, sa ei pea ju seda vaatama, eks, et mis nagu ajandab inimest, et nii kohutavalt teda häirib ja solvas, et sa pead kuidagi nagu halvasti ütlema. Nii et. Mina näiteks ka, ja kui ma näen, et mulle YouTube'is see video ei meeldi või ma ei paku, ma ei hakka küll kommenteerima seda, panen kinni ja ma isegi pöiale alla ei pane kunagi. Sa jätta endale see teada. Ja kui hea on, siis ikka võib öelda, see on headust. Kindlasti. Headust on ikkagi vähe võitu, seda võib rohkem olla. Et need nii-öelda kiitused ja tunnustused, eks nad teevad ikka natuke hingele pai nii-öelda ja motiveerivad. Nii et mõnele algajal võib-olla noorel eriti võib see täitsa nii-öelda nulli tõmmata, kui ta saab negatiivseid kommentaare. Just. Vastupidi, ütled tubli, järgmine kord läheb paremini, mine proovi. Ega enne sa teada, kui pole proovinud.
ja kui sa näed tõesti, et ta mingi tõsist viga teeb, et siis no vaikselt võid ju märku anda, et siin alles hiljuti suvel, et Kundas ja näiteks ju enam ei tohi juba aastaid Suudmest kuni selle esimese hüdroelektrijaamana Paisuni üldse aastaringselt ei tohi kala püüda ja üks noormees seal niisugune püüdis rahulikult Jõesuudmes kala suvel ja mõtlesin, kuule, et kas sa nagu tead, et siin püüda tegelikult ei tohi või? Ups. Kas tõesti? Kas tõesti, jah. Ei, noh, lihtsalt selles suhtes on, et mis on veel selle kalapüügiga või noh, üldse teiste teemadega on ka, et inimesed on ju niisugused nagu agarad kohe helistama kuskile. Jah, kellegi droon lendab kohe politseisse, no ma saan aru, see on praegu aeg on selline, kus igasugune lendav asi võib tekitada ärevust ja paanikat. Ühtepidi inimlikust seisukohast ma saan aru, on ju. Aga samas, kui mina kui droonilennutaja, mina olen küll eksamit teinud ja lennumasina on registreeritud Lennuametis ja maksud makstud. Ma olen avalik noormees, nagu öeldakse, et noh, ma püüan inimest mitte segada, on ju. Ja ma ju kellegi hoovis ju piilumas, kes mida seal teeb ja no näiteks selle kalapüügist rääkides, kui sa näed tõesti keegi, et seal maa-ala elektriga või ahinguga püüab, ma eelistaksin siis ka nendest noh, piirivalveaegadest veel rääkida, siis sai ka ju siin Lääne-Virumaal siis nii-öelda ka kalakaitsega tegeletud, no siis sa nägid ikka ime asju tegelikult. Sellest võiks olla nüüd 3. saate teha. Ja, mul on ka Lahemaaegadest igasugused põnevad lugusid sellest reididest. Aga kui sa näed, et Jõesuudmes üks, ma ei tea, 8-aastane poiss esimesi viskeid oma spinninguga teeb keelualas ja sa helistad, et talle inspektorid pähe saata, noh siis mine ütle sulle talle, et kuule sa... Seleta talle ära lihtsalt. Ei tohi siin püüda, ja. Võib-olla ta tõesti ei teadnud. Noh, ma arvan, et ta ei teadnudki, et keegi vist nii tuimalt ei lähe, isi rahakotist läheks see trahv vist, nii et... No võt nii. No selge. Kuule, aga... Siis mis me ikka tõmbame otsad kokku või? No jah. Kuni järgmise osani. Ma arvan, et meil oleks rääkida veel küll ja küll, et kõik asjad ei tule meelde, eks mis põnevaid asju on olnud. Paneme kirja. Ja siis räägime üks päev edasi. Et tegelikult see on sul väga lahe tegemine. Sul on juba siin nii mõnedki huvitavad persoonid juba avalikkuse ette toodud, nii et... Ja on küll, ja eks need tuleb veel juurde. Ootame põnevusega, kes sul sealt veel tuleb. Jah, elu on mind kokku viinud inimestega, kes on mulle midagi andnud ja kellele võib-olla ka mina mingil määral on tagasi andnud loodetavasti, aga lihtsalt kui oled nagu käinud nendest vasttorudest koos läbi või mingisugust ühised nalju naerdud, siis on ja mitte üks kord, siis need ongi need minu inimesed. Ja miks mitte nendega siis uuesti heas mõttes meenutad asju ja... No näiteks, aga mina siin üsna tihti mõtlema mainisin siin sõber Veikot, et need, kellega sa oled nii-öelda kas siis, ma ei tea, lapsepõlves või nooruspõlves siin kõvasti nii-öelda koos tegutsenud, et on sul sellised sõpru, kus sa tunned nagu, et oled sõbra ära unustanud või? See oli küsimus või? Jah. Mulle küsimus või? On sul sellised sõpru? Ma võiksin öelda, et jah. Sellepärast, et mul on tutvusringkond on päris suur aastatega, aga keegi on väga hästi öelnud, et see, et sõpruse tähendab seda, et me iga päev suhtleme, vaid see, et ma tean, et ta on kuskil olemas ja me oleme teineteise jaoks nagu olemas. Et selles mõttes, kui saame kokku, siis jälle naljad jätkuvad. No jah, mul on just, ma mõtlen just Veikost, et kui sa nüüd seda välja ei lõika ja Veiko seda juhtub kuulama, siis ma palun vabandust ja ma tulen ikka külla. Ma lähen sinna vist juba 10 aastat. Nii. Ei, ma võin ette öelda, et tegelikult ma ei lõika seda välja, aga lihtsalt Meelis on nii palju, Meelis ei ole veel valmis tulema. Aga sisimas ta on teel. Et siis ma nagu tunnen jah, et ma olen nagu paha sõber, et ma kogu aeg ütlen, ma kohe tulen. Ja, aga siis ei, tegelikult edasi, mul on ka päris palju tuttavad ja nii matkakaaslased ja mis iganes siin endisi õpilasegi, kellega on jäänud suheldud. See, et me nüüd nii sagedast enam ei trehva või suhtles ei tähendab, et ma oleks nüüd maha kandnud. Aga võib-olla mõnes mõttes ongi parem, et siis kui ühe korra trehvad, et siis on jälle mida rääkida ja seiklusi. Et ei tüüta ära heas mõttes ära. Järgmise saate jaoks. Absoluutselt. Nii et jah, kuule, aga väga vinge oli sinu uues stuudios siin juttu vesta, ehk siis sellest me räägime võib-olla ehkki kunagi tulevikus. Jah, las ta praegu olla. Las ta olla praegu, tekitame huvi lihtsalt. Tekitame huvi. Et mis stuudio ja mis iganes. Aga jah, et selline mõnus selline köögijuttude saade tuli meil
sõna otseses mõttes köögilaua taga. Jah, meil on seda ühist kulgemist või sõprust on olnud päris mitu üle 30 aasta ikka juba, jah. Või ei ole, no ütleme 30 aastat saab täis nüüd siis. No kui võtame 97. aastast või Lase sadamasse sai mindud, siis tulebki varsti. 30 aastat, jah. Ära sa ütle. No võtta ongi. Ja sa pole veel nagu ära ka läinud. Ei, noh. Mu nimekirjas, sõprade nimekirjas. Jah, et sinuga on nagu rohkem suhtlemist, et küll interneti teel, et on... Mul tuleb kohe üks... enne kui üldse kunagi AI välja mõeldi, enne kui Google väga populaarseks sai, siis minu jaoks oled sa minu AI ja Google kogu aeg olnud. No nii. Esimene asi kohe ikka küsida Windowsi ja mis iganes arvuti koha pealt mingit teada, kuule meilis, kuidas see asi käib, ma ei tea, miks meil Windows niimoodi käitub, eks ole, miks see siin on. Ja sa oled alati mulle väga viisakalt ja ilusti ära seletanud, eks ole, aga ükskord saatsid sa mulle ühe pildi minu küsimuse peale, mida ma küsisin. Mäletad, mis pildi sa saatsid mulle? No, ma täpselt ei mäleta, tuleta meelde. Sa oled ju Simpsoni fänn ja saatsid mulle pildi, kus Bart Simpson on tahvli ees ja siis ta on terve tahvli täis kirjutanud, et enne kui küsin Google. Õige. Ja see tuleb meelde küll. Ma saan aru, sorry, aga no sult saab selle info autentselt ja kohe kätte ja Google'is peab ju veel selekteerima, kas see info on õige või ei ole. Nii et selles mõttes, jah, minu Google ja AI oled siin kogu aeg olnud. No sa vist ei ole ainus jah, et lihtsam on alati küsida ja mul ei ole nagu probleemi ka aidata, kui ma tean, et... Aga jah, mingi hetk ikkagi sa ei jaksa kogu maailma ei päästa. Ja. Ei seda kindlasti, eks ma olen vahest ikka päris tüdinud ka, et ma olen nüüd, kuidas seda nüüd öelda, et ma olen isegi paari tutu öelnud, okei, ma võin tulla aidata, aga see maksab. Jah, sa väärtustad oma aega. Ja ma tead, aitab küll, et ma olen nii palju käinud ja et kaua sa seda head samariitlast mängid, et minu aeg ma ka midagi maksab. Jah, nii eks ta ole mulgi, kui ma seda videoasju teen, et jah, ma olen teinud ka heategevust, aga samas mul on aeg see, mis iganes tehnika, mida ma kasutan, see ka kulub, see vajab värskendamist, uuendamist. Et noh, paraku on ja kütus, eks ole, ma pean ju kuidagi toimetama. Just. Nii et ei ole mitte midagi isiklikku. Lihtsalt business. Ei midagi isiklikku. Mitte midagi isiklikku, täpselt. Just. Nii ongi. Kuule, olgu, aga ma arvan, et meil tuleb mingi aeg veel uus saade sinuga, sest meil on siin heietamist veel Must miljon raamatut kirjutada viitsi, aga juttu ajada on lihtsam. No aga midagi, kirjutame koos raamatu ka. Sinul on üks juba... Minul on jah üks algus tehtud, jah, aga ma proovisin, kuidas sul kirjutab. Ja siis Jaanus jälle küsimult, et kuule, ütle nüüd palju Riksis seda laenutatud on. ja. Kuhu ma nüüd siis selle arve pealt saatma? See on täitsa huvitav jah, et lihtsalt kuidas üks asi nagu hakkab levima või elama oma ette, mida ma ei pidanud üldse tegema seda oma taustanäitlemise päevikut kirjutama, aga samas mõtlesin, miks ka mitte. Jälle uus väljakutse. Äkki kellelegi on huvitav lugeda. Nii on. Kuule selge, pakime asjad kokku, juba vilgutatakse tuledega. Jah, aitab selleks korraks küll, ma ei tea, kuidas see välja kukkus, aga... Ma arvan, kukkus nii nagu kuulaja seda kuulis. Ma loodan, et inimlikult ja sõbralikult. Absoluutselt. Ähvardusi siin ei ole. Vist ei olnud mingisuguse alkepaks, ma sulle andsin tuppa tulles. Nii et... Minu poolt olid joogid. Jah, puhas kraanivesi, kunda kraanivesi ja mõned šokolaadid. Ja aitäh sulle, et kutsusid rääkima. Sinu enda kodus. Selline sai seekord meie vestlus. Kui midagi sellest jutuajamisest kõlama jäi, siis ehk teadmine, et suured muutused saavad sageli alguse väikestest juhustest. Mõnikord piisab ühest sõbrast, ühest raamatust või ühest esimesest programmist, et leida oma elukutse ja kutsumus. Meelise lugu näitab hästi, kuidas huvist võib saada elutöö ning kuidas järjepidevus kannab läbi aastakümnete. Samuti meenutas see vestlus mulle, et kui oluline on hoida alles vanu sõpru ja ühiseid mälestusi. Aitäh, Meelis, et võtsid aega meenutamiseks ja oma lugude jagamiseks. Aitäh sulle ka, hea kuulaja, et meiega selle ajarännaku kaasa tegid. Järgmine Elulaburi saade on juba peagi uue külalise ja uute lugudega eetris. Seniks kuulmiseni.